Tere tulemast saatesse Entrepreneurid tead, mina olen Rita. Ja mina olen Greta. Timoga on meil üks vahva lugu, kuidas ta meie saatesse sattus. Teadaolevalt käis meil külas Rahakratt ja pärast tema salvestust jäime rääkima. Ta arvas kohe, et võiksime su saatesse kutsuda. Nii, panime kõrva taha selle info. Greta tunnistas, et on sind juba jälgimas ka ja väga kõnetab. Ja siis 4 erineval päeval saatis 3 erinevat inimest Gretale kontakti, et näe, Timo kutsuge. Ja siis, kui Timo ise 5. päeval hiljem ise kirjutas, et tüdrukud, ägedat asja teete, siis mõtlesime, et okei, see on selge märk ja siin me oleme. Tere tulemast, Timo! Tere tulemast! Tundub, et ma olen turundan ennast piisavalt hästi turundanud, et siis, aga tegelikult kõikidele nendele inimestele, kes soovitasid, aitäh. Ma arvan, see on selle tulemus, kui sa midagi hingega ja hästi teed, siis see niimoodi ühel hetkel hakkab välja paistma ja kandub, nii et jah. Mulle tundus, et nad juba selle pärast ka kirjutasid mulle, et me oleme sarnases energias. Mingi, teeme ära, vaata, hakkame tegema lihtsalt midagigi. Et näe, vaata, Timo, kes sobiks hästi, nii lahe, kutsuge külla, vaata. Selles mõttes oli hästi vappa see kogu see kogemus selle taga. Vaata. Ja siis, kui sa ise mulle kirjutasid, siis mul oli küll siuke tunne, et okei, nüüd peab küll kirjutama talle ise, et kas sa tahaksid tulla, palun tule. Ja mul oli nii, muidugi ma tulen, sest mõtlen, mulle tegi hingele nii pai, et ma näen, et te veate ja teete sellist asja, et te levitate head sõna, te räägite ettevõtlusest, et seda ei ole nüüd liiga palju meil võib-olla siin nagu ühiskonnas ei räägita, on ju, et kõik, kes midagi selles vallas teevad, siis minu respekt on automaatselt olemas kohe. Aitäh. Ja välja teenitud. Aga kuidas sa arvad, kas üldse kuna minu see taustalugu, miks see sõna on entreprenöörita, mitte ettevõtja, ongi see, et see kuidagi seda vähendatakse seda sõna natukene, et see väike ettevõtja võib olla nagu hästi suur sõna, et ma ei julge üldse teha. Või siis on selline, et tead, ma midagi siit kõrvalt teen, aga tegelikult see ettevõtlus on nagu meeletu rööprähklemine. Ja Eestis nagu see väike teeb selle sõna nii väikseks, siis me mõtlesime, et entreprenöörita, et entrepreneuriks inglise keeles, et see nagu kõlab paremini, et entreprenöörita võiks olla sõna, ma isegi plaanin. See on lõbus, eks ole ka. Jaa, see on geniaalselt valitud nagu, jaa, see on, olete Eesti seda nii-öelda maastikku rikastanud ühe sõna võrra. Äkki peaks sinna Eesti Keele Instituuti kirjutama, et kuulge, et mis te arvate, võiks kasutusele võtta? Mulle tundub, et nad ise tulevad varsti meie juurde. Et kas me võime kasutada? Jah, mis mitte. Meie trademark tuleb panna või? Ma ei tea, see võib-olla ei ole raha teenimise koht, ma võib-olla. Arvan ka. See on panus. Aga ettevõtlusest rääkides siis, et mis sa ise arvad, et meil on selline küsimus ka olnud, et inimesed vastavad erinevalt, aga kas ettevõtjaks sünnitakse sinu meelest? Ma arvan, et ikkagi ettevõtjaks saadakse selleks, sõltub sellest, kes su inimesed ümber on. Kuidas sa kujuned? Et ma ei ütleks, et on mingi geen inimesel, et nüüd ma olen ettevõtja, kui ma siia sünnin. Ma sünnin ikkagi üsna puhta lehena. Loomulikult on see, et kas mul on mingit suhtlemisoskust rohkem ja kuidas nagu mingit sotsiaalne pool on ju. Aga ettevõtlus ikkagi tuleb nagu ümber ringi on ju, et kas mind julgustatakse proovima uusi asju, kas ma julgen teha vigu, kas see vigade tegemine on nagu normaalne. Kui mul on selline nagu lapsena kasvamise keskkond ümber, et see on kõik okei, siis sealt võiks tulla ühel hetkel see ambitsioon, et ma teen enda käe peal midagi ja mitte see, et mulle öeldakse kuskilt üle alt alla, mida ma pean tegema ja siis saan selle eest fiks palga. Et ma arvan, väga palju kujundavad vanemad, sõbrad, see keskkond, kuhu ma satun, kuhu ma ülikooli aeg satun, on ju, et need inimesed minu ümber. Sest kui ma näen, kui keegi midagi sellist teeb, siis mul on see, et pagan, ma võin ka teha. Et ma ei usu, et jooksjaks või lohesurfariks sünnitakse, selleks ikkagi saadakse ettevõtjaks. Ma usun sama, kindlasti on mingitel inimestel eeldus olemas ja tundub, et justkui nagu on maast madalast teinud, et mul on ka, ma mentordan 2 keska kutti, üks on 12, üks on 10. 10. kutt lihtsalt see, kuidas me mingid vestleme, räägib see, kuidas ta nagu teab mingid asju. Mul on lihtsalt mind blown ja tal on ka kõik vanemad ja sugulased on ettevõtjad. See tulebki nagu väga palju sealt on ju. Et ühel või teisel ajahetkel, kui me avastame enda ümber ettevõtjad ja see meid kõnetab, siis nagu kindlasti on õpitav, et ei ole nii, et ma küll ei ole sündinud ettevõtjaks. Ma täna julgen küll öelda, et igaüks, kes tahab saada ettevõtjaks, seda saab. Tööriistad on olemas, infot on olemas, kuulake teie podcasti, rääkige inimestega, leidke endal mentorid, lugege raamatuid, kõik on võimalik nagu. Minul oli ka see sama kogemus, et minu ema kunagi Nõukogude Liidu lõpus, ta oli küll revident, mis on nagu minu arust nii irooniline, et ta oli ise revident, aga ta tegi nagu mustalt transportis kaupa Eestisse nagu tõi mingisuguseid ketse ja mullinätsu ja värki on ju, et ta oli tegelikult ka nagu salaja niimoodi vaata, et see nõukaad kõik nihverdasid, jah? Ma just tahtsingi öelda, et tegelikult see võib-olla täna on hästi loogiline, et sa saad kõik nagu seda mindset endal muuta, et ma hakkan ettevõtjaks.
vanasti oli see, et nagu ära silma jää, ära tee, vaata, et jumala pärast nagu kreisindus, vaata, et kui midagi juhtub, siis võetakse käest ära või siis on see altkäemaksu teema, on ju. Et ma siin niimoodi jätan sulle sahtlisse ja siis sina teed, pilgutad, eks ju. Et mina arvan, et minul tuli selles mõttes rinnapiimaga kaasa, et minu ema tegi seda ja siis mul on ka tekkinud julgus, et tegelikult mitte midagi ei juhtu. Ja selle saatega ongi meil põhieesmärk on see, et midagi peagi otseselt halba juhtuma. Võib juhtuda ka neutraalselt, et see ei pea ka üle võlli olema mingi suur ettevõtmine kohe, vaid lihtsalt tee. Ja kõige olulisem on hakata nagu minema, et samm-sammu haamal hakkab kuskilt midagi päriselt pihta. Sest ka mul on tutvusringkonnas inimesi, kes räägivad mulle aastaid, kui mul tuleb idee, kui ma saan raha ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis hunnik vabandusi päriselt hakka midagi tegema. Sest mõtlen ka, et sa mängima õpid ikkagi ainult väljakul. Sest nagu me võime sealt nagu rannas liival istuda ja vaadata, kuidas teised lohetavad, näiteks tuues selle lohesurfi näidet, me ei õpi mitte midagi. Olgu midagi, võib-olla õpime, aga ikkagi seal vees selle lohega on mäng hoopis teine, et sul ongi või jalgpalli analoog on ju, sul pannaksegi alga taha, sulle lükatakse ja nügitakse ja ongi valus ja kukud ja ongi ebamugav on ju. Aga sealt hakkab see areng tegelikult nagu pihta, aga sinna väljakule sa pead astuma. Ja see võib-olla eristabki neid, kes nagu on sellised entrepreneurid, et ma tahan saada ja neid, kes siis päriselt tegema hakkavad. Sest kõik, kes alustavad, ega nad on samasugused kobad nagu kõik meie alguses olema olnud. Mõni on kauem, mõni on lühemat aega, aga kõik on mõnes kobad. Ja kui sa väljakule läksid, siis mis sinu tööriistakast oli, kus sa alustasid? Ma alustasin ikka jumala nullist. Mul on üks sõber on teinud nalja, et ühes seltskonnas, et Timo, sa ei alusta mitte nullist, vaid miinusest, sest sa oled Türilt pärit. et ma sain selles mõttes, mu isa oli siis väike ettevõtja, ta oli FIE, ta parandas telereid, aga ma nägin lapsena, et sa ei pea olema kellegi teise juures tööl. Ja siis meil oli seal, ta müüs ka veel mingeid asju ja telekaid, et ma nägin, et selline elu on nagu võimalik. Mind kunagi ei suunatud sinna ettevõtluse suunda, et nagu mine kindlasti, vaid pigem oli see, et ma ei tea ikkagi see pigem, et mine õpi mingi amet ja saa kuidagi seal jaoks. Ma nägin, et selline elustiil on võimalik, et see tuli nagu kodus kaasa. Ema pigem on olnud kogu aeg selline, pigem selline kinda peale mängija kartlik, et isa oli selline veits pani nagu hullu. Et ma sain selle kindlasti kodus kaasa, aga ma ei saanud sealt kaasa, et mingi suur ettevõtte või midagi. Ma hakkasin ise pusserdama ja pusima ja esimesed asjad, mis ma näiteks tegin, ma olin mingi 13, kui ma ostsin ära naabripoiste võrrid, värvisin need ära ja siis müüsin kuldses börs maha. Siis ma ostsin kontsertipileteid, kui ma olin mingi 15 äkki. Ma teadsin, et Rammstein tuleb. See kontsert müüaks välja Saku Suurhallis. Siis ma ostsin mingi 5 piletit, siis ma müüsin need mingi sotise kasumiga maha, see on enda pileti nagu niisama. Et mingid sellist asju või 7. klassis oli siuke ennustusvõistlus, vormel 1 oli, kui Schumacher ja Häkkinen veel omavahel nii-öelda pusisid. Siis 5 euro oli panus ja kui nad õigesti pihta panid, et kes on esimene ja teine, siis nad saavad 3-kordset raha tagasi. 2 ringi tegime ära, mina sain 300 krooni rikkamaks, nemad ei saanud keegi mitte midagi. Et siis ma õppisin seda, et ta peab ikkagi toode või teenus peab hea olema. Vaata, et kui klient ainult kogu aeg nagu üle saab, on ju, risk oli teada, aga ikkagi. Et sellised asjad olid mul nagu maast madalast. Ja see kadus ära mul keskaeg kuidagi täiesti, kui ma käisin Nõo Reaalgümnaasiumis, mitte ühtegi nagu, seal oli ka mingi õpilasfirmad ja mingi majandustund, aga mind kuidagi üldse ei kottinud see. Ja siis ülikoolis, siin samas tõkas, kus üle tee, kus me praegu salvestame, siis tuli teisel kursusel sõber Indrek Nõgumäe juurde, ütles, et teeme siukse asja, et teeme turu-uuringute portaali internetti. Ja sealt maalt enam mul tagasiteed pöördumist tavaellu pole olnud, et sealt maalt nagu ettevõtlus. Aga täitsa 0 tööriistakastiga. 0 kontakti, 0 kogemust, lihtsalt see. Kas te hakkasite pöörduma siis inimeste poole, et kuskilt te hakkasite seda nagu tegema turu-uuringute nagu, aga mille pealt või? See oligi niimoodi, et oli Emor too aeg, ma ei tea praegu üldse selle turu kohta, aga USAs tehti niimoodi, et sa saidki siis inimesena vastata nendele uuringutele ja siis sa said sellest mingit väikest raha või mingit punkte. Ja sest mõtlesime ka, et kellelegi ei meeldi, et sul Emor tuleb nagu koju ja küsitleb ja telefoni teelt jube tüütu, on ju. Et selles mõttes nagu ma arvan, mõttel oli jumet, aga me ei suutnud seda execute ida, me ei suutnud seda ellu viia tegelikult normaalselt. Ja siis me hakkasime käima, ma ei tea, mingi cashflow klubid ja siis mingid üliõpilasseltsid ja siis räägid natuke, sealt tuleb mingi üks kontakt ja teine kontakti, et see ongi siuke nagu vaikselt hakkad minema ja see rullub su ees lahti, et sa ei tea, mis saab tegelikult 2-3 aasta pärast. Et see, millega ma alustasin, see on kaugel sellest, millega ma täna tegelen, on ju, et aga see oli algus. Ja siis ma jõudsin sealt ka seda, et ma sain aru, et okei, meil on portaal, aga kui see ühel hetkel valmis on, kuidas me siis nagu inimesteni viime, okei, see mingi siuke nagu turundus on ju. Ja siis ma avastasin, et meil on kooliraamatukogus turundusraamatute riiul ja sinna ma kinni jäin. Mis sa õppisid esialgselt? Kas see oli midagi sarnast siis või? Ma õppisin üldse hoonete ehitust.
ülikoolis, ehk siis täiesti nagu isa oli väga uhke, poeg läks õppima inseneriks, väga rahul. Ja siis ühel hetkel poeg tuli, et kuule, ma teen mingit siukest asja, kohe hakkab miljonäriks saama, siis tuli kindlasti väga pettud. Ja. Nagu Ritalgi sarnaselt, et Rita on ka tegelikult ju insenerihariduse kohad. Ei, majandus. Jumali. Et ja nüüd teeme hoopis podcasti mingi täiesti teine. Tema emal oli sama küsimus, et tüdrukud, kus siis suured rahad on? Rahad tulevad, et see on, tuleb nagu rahulikult võtta, et see tihti meil need lähedased ei toeta, et mulle ema ja isa ei saanud ikka väga pikalt aru, mida ma teen, et ma näiteks täna ei ole siiamaani julgenud tegelikult emale öelda, kui palju ma ühe päeva konsultatsiooni eest raha küsin nagu. Sest ta on poes tööl on ja siis lihtsalt võib-olla oleks nagu ebamugav, ta ei ole kunagi nagu küsinud ka, et siis ma lihtsalt olen öelnud, et ma küsin nagu head raha. Üks vinge projekt või platvorm, mis sul on turunduslabor. Mis on sinu miks selle turunduslabori taga? Ja see on, kui me hakkasime seda tegema, siis oli sügav koroona aeg. See on koroona aja laps, et siis kui see eriolukord välja kuulutati, siis meil oli 24 tundi ja meil oli uus idee olemas, et me teeme siukse platvormi, kus me teeme ise nagu väga palju head turundussisu ja toome teised eksperdid ka sinna. Siis minu miks oli väga palju inimese poolelt see, et sa saad väga soodsa rahaga. Meil on 39 € praegu salvestamise hetkel, võib-olla sügisel see tõuseb, 39 € kuu, see on mingi 28 koolitust, et sa saad tõesti ikka nagu olematu hinnaga, võrreldes näiteks ülikooliga, kus ma pean võib-olla päris palju maksma, et sa saad nagu väga hästi ja soodsalt õppida, et Eesti ettevõtetel läheks paremini, ka väikeettevõtetel, sest nii paljud teevad oma häid tooteid ja teenuseid, aga nad ei jõua nende inimeste ette, kellele nad võiksid tegelikult jõuda. Ja see on see, miks nagu ühelt poolt ja teiselt poolt minu enda, miks on loomulikult, et teenida sellega kasumit ja käia reisimas ja nii edasi, et see on nagu see minu isiklik huvi seal taga ja ka loomulikult areneda, et kui ma seda projekti läbi hakkasin mõtlema, siis ma sain aru, et ma pean nagu väga suurelt astuma nagu lavale. Ma mingi hetk, kui meil oli digiagentuur, mis meil siiamaani alles on, siis ma käisin lavadel, konverentsidel rääkimas, aga siis ma kadusin vahepeal 3-4 aastaks hästi teadlikult ära. Tegime oma lavi asja seal ja me nagu ütlesin kõikidele pakkumistele ei, sest meil oli tööd lihtsalt nii palju, me ei jõud ära teha. Ja siis ma mõtlesin, lugesin Evelin Orgi ja Olesja Saua ja persoonibrändi raamatut, kui ma Tais olin ja Vietnamis ja siis mõtlesin, et okei, oleks aeg uuesti nagu lavadele tulla. Ja siis tuligi COVID ja siis ma mõtlesin, et labor ja siis mõtlesin, et okei, ma tulen uuesti lavale, aga mis see siis minuga nagu kaasa toob, mis see selle kaasa toob, et ma annan kindlasti suure tükki privaatsust ära ja ma jooksin metsas ikka 10 kilomeetrid ja mõtlesin, et kas ma tahan seda, kas ma olen valmis selleks ja siis ma otsustasin, et jaa, ma olen valmis ja täna siis ongi, me mõjutame väga paljusid inimesi nii turunduslaboris kui väljaspool seda, et need erinevad üritused, mis me seal siis kõik teeme. Ja loomulikult seda privaatsust ongi ära antud, et ma olin aasta lõpus, olin Venus klubis, näen, mingid tüübid vahivad mind nagu silmanurgast. Saad aru, et okei, midagi nad teavad, kuskil järgelt nad osalenud ühel hetkel tulid. Timo, see ekspordime podcasti, nii hea, see on rummiklaas käes, tänud poisid, tänud. Et sa annad, et sa ei saa olla enam see suvaline Timo Türilt, vaid sul on ikkagi mingi nägu. Ehk siis, kui sa hullu tahad panna, siis soovitan seda teisest kuskil mujal riigis on ju, nii öelda. Kas see on see põhjus, miks sa reisidel ka käid? Jaa, mulle väga meeldib maha laadida, jaa, et mulle meeldib selles mõttes olla ikkagi, Vietnam mulle näiteks väga meeldib, mingi hunnik inimesi, kes ei tea absoluutselt, kes ma olen, mis ma teen, et seal ma tunnen sellist ülimat vabadust, aga tegelikult selle paari aastaga, mis me seda laborit ja podcasti jooksutanud oleme, ma olen sellest ka üle saanud, et ma nagu, see tundus algus mulle natukene koormav, et kõik nagu teavad, mitte nagu kõik, aga mingi sektor ühesõnaga, turundus ja ettevõtlus inimesed ja teatud ettevõtete juhid on ju. Täna ma mõtlen kuidagi hästi chillid seda. Väga tore, et teatakse, aga kuidagi see ei ole nagu ekstra pinge mulle nagu. No on inimlik olla inimene. Jah, just. Et algus kindlasti tahad hoida oma, et kõik ongi nagu perfektne ja äge, aga nagu ei, pole vaja. Ja siis on nagu lihtne. Mul on üks hästi konkreetne, et sa ütled, et laval esinemine ja kõik see muu on ju. Kas sina isiklikult oled võtnud ka mingid lisakursusi või mingid sükest esinemise, ma ei tea, mingisuguseid ABC-sid, mida sa saad või oled sa raamatutest kätte saanud need infod, mis sind aitaksid? Ma arvan, et see on tulnud nagu väga hea küsimus. See on igalt poolt kuidagi natukene nagu tulnud. Mis on minu eelis olnud? Okei, kui me jõuame nende tööriistade juurde, mis sa enne küsid, et kas ma olin nullis, siis tegelikult oli see, et kuna mul isa oli teleriparandaja, suur tehnikahuviline, siis ma olin, ma arvan, 8-aastane, kui meie perre toodi videokaamera. Ehk siis ma olen sellest ajast nii-öelda kaamera ees olnud, pere need videoid vaadates, see on lihtsalt priceless materjal täna, kui piinlik oli ennast vaadata. Palun jagada mingid materjalid endast. Me oleme kus juures täitsa mõelnud ja mu noore mõde on ära
digiteerinud neid asju ja tegelikult me oleme ka Henri Palmeriga, kes on kolleeg, me oleme 14 aastat 50-50 kõik asju teinud ja teeme edaspidi ka. Me oleme ka enda ettevõtluse algusaegadelt tegelikult teinud videoid, mida oleme ainult meie näinud ja meie mõned väga-väga lähedased inimesed. Et Henri ütles, et kui me kunagi miljonäriks saame, siis me avaldame, aga see on ka siuke materjal, et kui keegi peaks seda toores, jah. Ja see on väga toores, see on ikka lihtsalt lege. Või vähemalt, mis arvame, võib-olla avaldame ei ole kellelegi naljakas. Et siis ma olin, et ma õppisin siis natukene võib-olla lihtsam enda häält kuulama ja ka nägu nägema ja siis või nii-öelda põhikoolis käisin ka mingitel luulekonkurssidel. Ma mäletan, et see oli ikka nagu hull närvipinge. Kooli ees loed peast mingid 2 A4 pikka luuletust ja siis mingid 8 õpilast vaatavad, ühtegi viga ei ole andestatud, siis pärast on nagu väga halb, on ju. Ja siis mingid sellised asju tegin. Ja ehk siis natukene nagu läbi praktika ja siis mingi hetk ma jälgisin Eric Edmitsi ja tema materjale ja mul oli võimalus olla 4 päeva temaga koos stuudios. Meil oli üks ühine projekt ja siis ma nägin, kuidas tema kaamera ees on ja siis ma olin nagu lihtsalt kõik detailid davai aastad, et nii okei. Et nagu, ja tegelikult see võti on see, sa pead olema sina ise, tundma ennast vabalt ja nagu üks nipp, mis väga palju aitab, on see, et võta fookus enda pealt ära. See ei ole see, kuidas ma välja näen, kuidas ma räägin, vaid mine selle mindsetiga, et ma olen täna aitamas siin seda 5 inimest või 50 või 500 inimest ja neile tegema. Mitte see, kuidas ma välja näen ja see on täiesti teine mäng. Mulle meeldib see, ma ise endale kogu aeg sisendan seda, et ma pean nagu hoidma endal seda mõtet peas, et igal ajal hetkel ma annan endast parima. Just. Ka siis, kui ma olen ebaõnnestunud või öelnud mingisuguse lause, mida ma võib-olla tahaks hiljem tagasi võtta, siis sel hetkel tundus minu kõige õigem. Ehk siis tuleviku Greta ja mineviku Greta ta andis ennast sellel hetkel parima ja praegu siin ka. Just. Kui midagi lähebki pekki, see on ka okei, vaata. Et lihtsalt kuidagi see esinemise hirm minul on sellepärast just täiesti maha käinud. Esimesed 2 saadet oli siuke natukene kange olla, aga nüüd on juba see, et ma tunnen ennast hästi, see on lihtsalt mingisugune olek. Ja kui mikrid kinni lähevad, ma olen ikka samasugune inimene. Ma arvan, et see on ka, mis teeb hea juhi, saatejuhi, mis iganes ettevõtja, see iseendaks olemise, hirmu ära kaotamine, et midagi juhtub, kui ma nüüd komistan korra. Ja kõik me komistame, see ongi normaalne ja see nii peakski olema, aga olla päris ise seal kaamera ees või siin mikrite taga, see ongi raske. Ma olen seda ise ka viimasel 2 aastal nagu väga palju nagu arenenud selles osas ja teinud tööd iseendaga, et võtta see nagu hirm maha, on ju. Inimese jaoks on üks suurimaid hirme üldse esinemine, eks ole, et see on tulnud hästi paljudest kohtadest läbi. See, et sinu taust ongi selle videokaamera lapsepõlves hästi suur eelis mingil määral. Ja mis selle taga on, miks inimesed kardavad seda esinemist, taandub lihtsalt hea blogi on, kus sellest juttu oli, see pole minu välja mõeldud kontseptsioon, no wait but why. Ja seal oli see, et nii kui me failime, kunagi oli niimoodi, et me elasime kogukondades, on ju, meil 100-150 inimest, 200 inimest. Ja kui me seal failisime ja tegime mingit sitta, siis oli see, et meid lisati kogukonnast välja, me surime ära sealt džunglis. See on surmahirm. Täna sa ütled laval midagi vanesti või siin podcastis vanesti, ma ei tea, rahakratt paneb unfollow sulle, see on kõige hullem asi, mis põhimõtteliselt sul juhtuda saab ja mitte midagi. Et sama on ka klubis, kui sa kõnetad või sama on tänaval, on ju, et täna ei juhtu meiega tegelikult mitte midagi, aga see hirm on sealt pealt alates. Ja kui sa sellest aru saad, sa saad aru, et see on tegelikult nagu lambi hirm. Why fit in when you can stand out natukene ka, eks ju. Yeah. Et see ei peagi olema, et kõigile ei peagi kõik sobima, on ju. Jaa, ei sobigi. Tänapäeva inimesel pole seda upgrade'i veel nagu tehtud, väike veel elama veitsema. Jaa, täiega ja me elamegi nendest mustritest. Ma tahan karja kuuluda. Just, ma tahan kuuluda ja igaks juhuks ja ärme paista välja, et sellised nagu mustrid on meid mingil eluetapil väga palju aidanud ja need aitasid ellu jääda, aga täna need nagu väga siit enam edasi ei vii, et need viivad mingid muud. Aga turundus ja selle koha pealt on küll see on su isikliku maailma vaate väljendamine, see on otses mõttes. Et meie ju samamoodi, see, kuidas mina turundan näiteks meie entreprenööritajate podcasti, et see on minu viis maailma näha. Kas sa näed inimestes, kes käivad su kursustel, et kuidagi teie muljute nende arvamust ka maailmapildis. Et see, kuidas nad turundavad pärast edasi mingit oma väikest ettevõtet või firmat või mis iganes, kas selle tekib taha oma näolisus? Selles mõttes, et meil oli üks turunduslabori, meil on Get Shit Done päevad, kus me koos päriselt teeme, sest õppida on alati tore, podcast on alati tore kuulata, aga nagu me enne rääkisime, siis mäng toimub väljakul. Et siis me teeme päriselt siis neid turundustegevusi ka ära ja siis me just viimasel sellisel kokkusaamisel naersin, et ükstas kõik, mis eriala pealt sa siia turunduslaborisse tuled, sa väljud turundajana.
et noh, sa võid tulla mööblirestauraatorina, nagu meil üks õpilane on ja siis ta lõpuks on täna Telias teeb nii-öelda turundust, on ju. Et me anname kindlasti tööriistad, et mis turunduses töötavad, mis nurkadelt turundada, aga see sinu enda isiklik mina jääb ikka sinna sisse, sest see annab selle nagu nii-öelda selle värvi sellele, aga struktuuri anname me sealt ikkagi ette, sest noh, me oleme 14 aasta jooksul ise näinud ja teiste ekspertidega näinud, mis turunduses töötavad, mis jõuab inimeseni, mis teda tegelikult kõnetab, kuidas selle inimese nagu usaldus võita, et see on tegelikult selline üsna nagu mehaaniline asi, et ega seal mingit väga suurt loovust ei ole. Inimesed mõtled, turundus hullult loov, no pigem ei ole, et pigem sa pead teadma neid nagu tööriistu, kuidas otsida, kuidas neid kasutada ja sealt nagu tegelikult see turundus pihta. Vaadates näiteks, noh, sa tead, et keegi, mõni ettevõtja on õppinud turundust, võib-olla on käinud turunduslaboris, aga need, kes ei ole võib-olla turunduslaborist käinud, võib-olla õppinud turundust, et kas sa kohe näed peale nagu silma peale visates, et kes on teemas, kes ei ole? Äriregistrit vaadates saab tihti aru seda, et tegelikult ka, et kui me näeme, et vahel on tihti nagu me näeme samu toodet, siis võtad äriregistri lahti, ma väga soovitan, et on teatmik.ee või siis krediidiraportid.ee, et kui keegi räägib, et mulle läheb hullult hästi ja mulle väga meeldib alati vaadata, mis need numbrid selle taga on. Et nagu kui ma räägin, et noh, mul läheb hästi ja ma olen kõva, ma ei tea, turundaja, koolitaja, siis vaatad numbreid pole, siis noh, see on ainult puhas aga nagu mull. Eeldusel, et sina oled otseselt see kasumi saaja, vaata. Et kas... Siis see tuleb sealt ikkagi kõik nagu välja või selles mõttes. Ma mõtlen, et kui sa pakud teenust näiteks... No ja, just, et kui sa oled nagu ettevõtja, aga noh, praegu rääkisimegi nagu ettevõtjatest, on ju. Et siis, et see paistab selles mõttes välja, et ta siis toode või teenus ei jõua nii paljudele inimesteni. Või tal on siis mingid nii-öelda piirad uskumused, et turundus on nagu raha raiskamine. Me ütleme konkreetselt, et turundus on tulu, mitte kulu, sellepärast, et turundus on kõik võimalik ära mõõta. Sul on võimalik täna panna külg oma veebilehele või e-poodi Google Analytics 4 ja sellega sa näed, kus kohast need inimesed tulevad, kus kohast tulevad need inimesed, kes kliendiks saavad, kui palju sa sinna Facebooki või Google'isse raha paned, kui palju sa turundusse raha paned, on ju. Et see kõik on võimalik ära mõõta ja siis sa näed, et me paneme 1 euro sisse ja me saame sealt mingi X eurot välja, on ju. Kas orgaaniline turundus on ka täna väga teema või see on kõik ainult paid versioonid? Mis sa mõtled orgaanilise turunduse all? See, et sa toimetad lihtsalt ja sa ei maksa enda turunduse eest näiteks sotsiaalmeedias, Instagramis, Facebookis, et sa ei pane paid promotion'id peale nii-öelda. Saab ikka, selles mõttes see töötab ka, aga ei ole olemas sellist asja nagu tasuta turundus, on ju, et mida ma kõikidele soovitan, mõõtke oma aega, et alguses on aega rohkem kui raha, eriti kui see ettevõttes alustab, ma tean seda ise väga hästi, et siis sa ongi, paned rohkem sinna aega sisse, teedki neid postitusi, võib-olla teed mitu postitust rohkem ja sinna raha ei pane, on ju. Et selline tööriist on nagu toggle.com, eestlaste toode, täiesti tasuta kuni 5 inimesele tiimis ja ma olen aastast 2011 mõõtnud ära kõik oma töötunnid, nagu siis üle 10 aasta, et ma tean, kuhu mu aeg läinud on. Siis mina küll ei julge seda... Jep, paljud ei julge, aga see on, kui sa tahad päriselt areneda ja edasi liikuda, siis pole tegelikult varianti, sest siis sa saad teada, kui laisk sa oled. Kõik saavad teada, et mul oli esimesel tööpäeval, ma olin mingi 10 tundi arvuti taga ja tund 34 oli. Nagu väga produktiivset aega, et noh, ma panengi sinna kõik, ma ei pane sinna õppimise aega, ma panen kõik nagu strateegilise aja, müügi, sama, et ma siin podcastis olen, see läheb samamoodi, see on turunduslabori nii-öelda turundamine, on ju, et ma olen kuskil käinud ja rääkinud, on ju, et see aeg läheb sinna samamoodi kõik kirja. Sa rääkisid ennem sellest, et sa vaatad teatmikust või kust iganes, eks ju, seda otsest tulu, et kas sa näed, et üks põhiküsimus, millega ettevõtjad nagu jäävad takerduma, on see, et jah, nad on onboardinud väga palju inimesi, väga palju kliente, aga müüki, päris müüki, miks nad on sinna kõik keskväljakule kokku saanud, seda päriselt ei toimu. Et nagu sa ütled ka, et tema väidetavalt ütleb, et tal läheb hästi, aga päris müüki, päris tulu ei ole, vaata. Väga paljud on need, kes lihtsalt elavad kaasa, näiteks influencerid. Nad saavad oma rahaga teist kanalit kaudu, et neile pakutakse koostööpartnerlust, eks ju, ja nemad sisuliselt on see vahendajad seal vahel. Et aga ütleme, kui mina tahan otsest teenust või toodet müüa, mul võib olla mega palju jälgijaskonda, aga nad lihtsalt see toode, mida ma kõnetan, või noh, mida mina üritan maha müüa, ei kõneta inimesi, vaata. Et kas võib ka sellest olla, et jaa, sa oled lahe inimene, sul on lahe ettevõte, aga tegelikult see asi, mida sa müüd või teenus, mida sa müüd, noh, see on siuke so-so. Kas see võiks ka olla mingisugune hetk, mis sa oma turundusstrateegia üle vaatad? Kindlasti, selles mõttes, et ikkagi ettevõtlus on, ma ütlen, et ettevõtlus on ikkagi mäng ja mängupunktid on raha sinu pangakontol. Et nagu followerid ei loe, jälgijad ei loe, sõbrad Facebookis ei loe, küsimus on see, kui palju sa lõpuks, kui paljud inimesed päriselt on valmis võtma rahakoti
ja maksma sinu toote või teenuse eest. See näitab, kui hästi sa siis oma turundust ja tööd tegelikult teinud oled. Ja see vabalt võib ka olla nii, nagu sa kirjeldad, on ju, et mul on palju follower'e, aga see nagu koolitus ikka tegelikult nagu crap on ju, et ma olen samamoodi toonud turule hunnikus erinevaid asju, mida keegi eriti ei ole tahtnud või midagi on tahtnud. Ja turunduslabori puhul oli sama, et ega ma ju ei teadnud, kuidas see tegelikult minema hakkab, et kuigi ma tegin turu-uuringu, küsitlesin inimesi, mida vaja on, kõik need teemad, ma teadsin, et see sisu on hea, ma olin varem koolitanud nendel teemadel ja ma ikka ei tea, kuidas see lõpuks nagu läheb. Ja esimesel päeval meil oligi ainult 20 liita, et ma olin jumala nagu fuck up, see on nagu pekkis projekt nagu. Ma siis mõtlesin ka, et ma panen oma ameti maha, et mis turundaja ma olen ise teinud siukest toote, mida ma vaja, saan ise turundada seda, kurat ei müü, on ju. Aga lõpuks ikkagi 5. päeva lõpuks, kui ma uksed kinni panin, oli 180 liitu, et nii, et esimene süda läks nagu mööda sealt, et see vabalt võib nii olla ja seda me ettevõtjana õpime ka. Et eriti kui me lähme nagu uude valdkonda, siis me arvame, et me teame, mis need inimeste probleemid on, mida me lahendama hakkame. Ja siis kui me väljakule lähme, siis me saame aru, et see on hoopis mingi muu mäng ja siis me teemegi oma toodet ümber ja teenust ümber, et me oleme ise samamoodi teinud, et kui me alustasime kunagi, siis meil olid mingid online koolitused, online tooted, mustkunstitoode oli jumala eest, miks keegi üldse seda peaks ühe suutsime müüa. See oli kodune mingi treeningtoode, aasta oli 2009, me olime juba seal nii-öelda pardal, et täna on need online treeningtooted on nagu A ja O ja igal teisel juba siin nii-öelda tänava peal on oma online treeningtoode, on ju, aga juba nagu siis, aga see eriti ei müünud ja ei lennanud, aga siis olid sõbrad, kes hakkasid küsima, et kuule, et ma näen, et te teete mingit veebi, hakkake meile ka tegema, on ju, siis sealt oligi see, et okei, kuuleme siis turgu, on ju, et mida vaja on, siis hakkasime veebi tegema, siis tuli Facebooki mingid äpid ja kampaaniad, on ju, me väga nagu kuulasime, mida turul vaja on ja siis hakkasime seda nagu tegema ja pakkuma tegelikult. Ja siis sageli minnakse õhinapõhiselt sisse. Ja tulebki minna. Jah, aga vaata, siis ongi see asi, et sa lahendad igal juhul, kui sa lähed ettevõtluse sisse, sina näed mingisugust probleemi, mida sina saad lahendada. Aga sama on nagu sellega, et sul võib olla ka väga hea toode, väga hea teenus ja sa lähed õhinapõhiselt sisse, aga võib-olla see on nii kitsas see koht, kuhu sa sisened. Võib-olla. Kuidas siis seda probleemi lahendada? Turunduse läbi siis? No tegelikult on niimoodi, et ega kui sul on ikkagi nagu nii-öelda ideaalse kliendi grupp on nagu niivõrd väike, et ega see siis seda väga suuremaks võib-olla väga keeruline ongi ajada, sest see pole rohkem inimesi, kelle seda probleemi lahendada ja ma olen ikkagi seda aastate jooksul õppinud, et turundusega nagu kehva toodet tegelikult ei paranda. Et see on nagu ikkagi, sa võid inimese korra ostma saada, aga kui ta ei jää seda kasutama, kui ta räägib, et see on tegelikult nagu ikkagi crap ja siis on nagu ikka halvasti. Mul on väga hea näide selle koha pealt, mida ka mina olen mõelnud, et kui ma peaks mingisuguse toote näiteks, tootega on lihtsam näidet tuua. Kui ma peaks sellega välja tulema kunagi, et siis mina tahan endale Stockmanni klienti, kes ei lähe iga allahindluse peale, ei jookse järgmisse kohta, vaid ta on lojaalne ja truu sellele, mida mina pakun. Aga ma tean, et see ei ole one size fits all ärimudel, sest on ka sellised asju, mis vajavadki pidevad kampaaniad, pidevaid allahindlusi, pidevaid nagu vahetust, et see on lihtsalt nii muljutav süsteem, eks ju. Aga säästumarket või Stockmann, mulle see hullult meeldib, et nad on oma kitsendanud oma selle, sest kõigile kõik ei sobi. Ja nemad ongi aru saanud, et säästumarketi klient on, enam säästumarketit küll ei ole, aga on nagu see inimene, kellel on sissetulek siitmaalt siiamaani ja siis Stockmannis käivadki, seal on tõesti hõredam seltskond, aga nad on nii lojaalsed sellele. Et ma ise mõtlen seda, et kui mina peaks midagi kunagi tootena müüma, siis jääda nagu endale kindlaks ja teha see sihtgrupp endale, ise endale kõigepealt selgeks. Ja, täpselt. Mitte vastupidi. Ära nagu teiste suunas hakka minema, vaid jää enda suunda. Mõtle jah, et sa pead ise mõtlema, et mida sa siis tahad saada ka ettevõtjana, et milline elustiil sul on, millised kliendid sul on. Et näiteks meil oli, kuidas ma suutsin, mitte isa vihastada, aga jälle et ta suutis pettuda minus, oli see, et me 2009 panime püsti Helme poe, minuhelmed.ee, millest naised kõrvarõngaid ja kette teevad, on ju. 2 meest ja 1 nainest tegid see Helme poe, isa vaatas, nüüd on kõik pekkis, vaata, et insener kooli vist ei lõpeta, teeb mingit naiste, mingit värki müüb, on ju. Ja seal oli selgus, ma sain aru sellest, et iga tellimus oli a la 100 krooni, siis 6 euri. Ja kogu aeg oli mingi jebla, nagu ma ei tea, need pärlid ei olnud ühte värvi ja ma sain ka aru, et inimesed ei saanud ühesugused kõrvarõnged ja ühesõnaga mingi jama. Mäletan väga hästi seda hetke endal, kus ma ütlesin, et mulle aitab. Ma tahan edaspidi lahendada 1000 ja 10 000 krooniseid probleeme.
ehk siis ma ise valime ja siis ma valisingi, hakkasimegi seda digiagentuuri rohkem tegema ja seda nagu pakkuma. Ja täna on samamoodi, et kui me agentuuriga klienti valime, siis me valime neid inimesi ja tooteid ja teenuseid, mis meile inspireerivad, millesse me ise usume, sest me ei taha teha koostööd inimestega, kes meid ei kõneta, kes meile nagu stressi tekitavad. Mida ma praegu samal ajal mõtlesin, oligi see, et tegelikult mõlemas aspektis tekib mingi teatav stabiilne klientuur. Et stabiilsus on mõlema nagu võtmesõna. Et see keskmine tee nagu leida, vaata, milline on su klient, on ju. Kuna ma olen ise ka äriplaani kirjutanud, siis ma olen pidanud ühe korra elus seda välja arvutama konkreetselt, Jesus Christ nagu. Ja siis püüa saada aru ja kellegile presenteerida seda. Vaata, see on ka hästi tunnetuslik, et sa tead, see on siuke kohvipaks, et ma ei ole ühtegi äriplaani teinud, me oleme naernud Hendriga, et ma ei tea, mitu korda me Exceli miljonärid oleme olnud, et see on lihtsalt rets on ju, et aga päriselt nüüd lähed välja oma selle toote teenusega ja siis hakkab päris info kogunema, kui paljud üksteist kõnetavad, paljud klikivad, kas nagu tuleb mingid oste, ei tule mingid oste, et Excel kannatab kõike. Selles mõttes ka võib läbi arvutada ja on mõistlik läbi arvutada suures plaanis, palju sul, ma ei tea, mingit aega kulub ja mingit toormet kulub ja mis see hind enam-vähem olla võiks. See on mõistlik korda teha, aga ärge väga pikalt sinna nagu kinni jääge, et rohkem nagu pange aega sinna tegutsemist. Exceli numbreid ja neid kaste võib vedada ja miljoneid sealt lohistada nagu ühte ja teistpidi, aga päris elu on midagi muud. Aga rääkides sellest, et kui sa hakkadki oma asjaga nüüd pihta, teie hakkasite samamoodi, sa räägid see Helme, see värk, eks ju, et ei läinud, sa ise mõtlesid, et see viitsi eblada, on ju. Aga täna, kui sa landid kellegi kodulehele või mingisugusele tootele või teenusele, siis mis sa arvad, et kuna me oleme liikunud sellisesse ajaruumi, kus on hästi kiire infovahetus ja ma võin arvata, et sinu Helme poele täna on kindlasti mingi miljon konkurenti lihtsalt. Kindlasti ka tol hetkel juba oli mingi 20-25, aga me suutsime ikka, selles mõttes meil oli lõpuks oli ikkagi laovaru miljoni krooni eest ja nagu me suutsime see oli minu esimene äri, millega me suutsime nagu raha teha, mingit nagu käivet teha ja see esimene müük ka lihtsalt võib-olla ma lihtsalt selle loo räägin ära, et siis oli selline oktoober, me olime just öösel, panime selle Helme poe ülesse, launch isime ja mingi 15 minti hiljem tuli esimene ost. Meil oli nagu kogutud emaili list ja siis me sinna kirjutasime, et nüüd on pood püsti ja see ei olnud minu ema. Selles mõttes, kes ostis. Ja võt siis mul oli see, et fuck yeah, on võimalik internetis raha teha. Ilma, et teised inimesed mind nagu näeks. Ja võt sealt maad tegelikult samamoodi on tagasipöördumist tegelikult enam ei olnud. Et ma nägin, et see on võimalik, sealt tuli see usk ja sealt tuli nagu, et okei, täna on üks müük, kuidas me saame 10 müügini, 100 müügini ja sealt see nagu käima läks. Aga mis sa arvad, kui see inimene landis sinu sellele lehele, et mis sa arvad, mis pani teda otsustama, et sind valida? Nagu ma ütlen ka, et meil on lihtsalt nii palju infot. Kui kiiresti inimene otsustab ära, et näevad, see kõnetab. See on, ma arvan, täna on siuke murdosa sekundeid või ütleme 1-2 sekundit, et kui ma tulen lehele, kas ma saan aru, millega on tegu, miks ma siin olema peaks, miks see mu probleemi lahendab, et see on see, millega me iga päev siis ka enda klientide veebe ehitame, enda turunduslabori veebe on. Ma näen, et okei, see on nagu õige koht, kus ma siis seda turundusinfot saan või ükstas kõik, ma ei tea, infot kaminate kohta või palkmajade kohta on ju. Ja kui mul see on nagu olemas, et ma selle kiirelt saan, siis on see, et okei, sa võidad siis aega juurde selle veebilehe omanikuna või e-poe omanikuna on ju. Et inimene kerib ja vaatab siis järjest rohkem on ju ja lõpuks kas need tooted meeldivad, kas see teenus lahendatav probleemi on ju. Ja siis on see, et kas ma usaldan sind või ei usalda, on ju, et seal tulevad kõik need, kas need kliendi tagasisidet, kas on usaldust tekitavad numbrid, kas see disain näeb normaalne välja, kas seal on nagu kasulikku informatsiooni, on ju, kas seal on nagu tehtud tööd olemas, et kõik sellised detailid lõpuks määravad seda, et kas ma jään sinna lehele, kas ma saadan selle päringu ja kas ma teen näiteks sellest e-poest selle ostu või mitte. Kas see on see viis ka, kuidas kliente muuta ka lojaalseks tegelikult? Tihtilugu sa lihtsalt ostad murdosa sekund, sa vaatad, kõnetab, ostan ära, aga kuidas jääda meelde? Et see on, see lojaalsuseks olemine ongi see, et vaata paljud turundajad nagu see enne müüki võimlevad väga palju. Nagu meil on kõige parem asi ja kõik täis värk, nagu osta ära toimub. Te võite ise mõelda, kui te viimased korrad e-poest ostnud olete, mis siis saab? Tavaliselt ei saa midagi. Ehk siis sinuga ei tegeleta, sinult ei küsita, kas sa selle tootega nagu rahule jäid, seal ei tule isegi mingid automaatseid kirju, kuidas seda toodet nagu kasutada, sul ei tule mingid lisapakkumisi, sul tuleb mingid lisainformatsiooni on ju. Et see on, siuke raamat on nagu Never Lose a Customer Again, mitte ühtegi kaotatud klienti enam, ma soovitan seda kõikidel, ükstas kõik, mis faasis sa täna oled, oma ettevõtluse või turundusega seda lugeda, sest mul oli ka nii palju taipamisi, et seal ta ütlebki, et see on siuke 100 päeva. Et peale ostu, mis hakkab käima. Peale ostu toimub meil siis ajus selline ostukahetsus.
enne me oleme hullult elevil, nii äge, sama näiteks selle podcast'i setup'i tõenäoliselt ostsid, nii äge ja siis on see, et kas ikkagi õiged asjad said, äkki maksime liiga palju, kas see podcast kasu on, ja see tekib kõigil, sellepärast et su aju saab aru, et sa oled leidnud nüüd selle, mis sul on nagu vaja ja siis see dopamiini tase langeb sealt tegelikult alla, et see otsimuse elevus on saanud läbi ja siis on vaja tegelikult ettevõtjal ja turundajal seda kätt kõige rohkem hoida ja kui ta seal suudab hoida, siis sealt tegelikult tekibki lõpuks see nagu lojaalne klient on ju. Ja see toode peabki olema selline nagu awesome on ju, et üks asi, et turundus peab olema väga hea. Kui sa tegelikult selle toote kätte saad, siis see peab olema nagu mind blown on, et me püüame seda turunduslaboriga samamoodi teha. Sest tuled, sul on nagu need videod on kasulikud on ju, see me oleme püüdnud teha, kus laborandid saad ise rääkida, kuidas see nende jaoks nagu läinud on ju. Aga see on see lõpuks, kuidas siis inimesed hakkavad seda ise levitama ja kuidas sellest nagu ostjast saab sul päriselt lõpuks siis nagu fänn. Jah, sest kui sul on piisavalt tugev kontseptsioon seal taga, mida sa ise ka täiega kaifid vaata, siis on see, et hea sõna levib kiiremini. Öeldakse küll, halb sõna levib veel kiiremini, aga lihtsalt, mis sinu arvamusel on need esimesed, sa ütlesid, ise mainisid ka 1-2 sekundit. Mis meeldib siis inimesele selle 1-2 sekundi jooksul? Mida sa käivitad tema ajus? Kas see on pildi resolutsioon? Kas see on see, kuidas sa väljendad? Mis sa oled näinud, mis töötab kõige paremini vähemalt tagasiside puhul? Selge tekst. Lihtne ja selge. Ja just, et mida ma siin saan, kui see on me oleme siin parimad teenusepakkujad mingis valdkonnas, kui ma sellest aru ei saa, siis on nagu back nupp ja risti ja kinni ja minema. Et see nagu copy on see, et palju on hästi täna veebiga, teeme mingid ägedad disainid ja liikuvad väga tore, aga lõpuks on tekst on see, mis nagu müüb. Tekst on see, mis nagu inimest millest aru saab. Ja teksti võib olla ka nagu väga pikalt, et öeldakse ka, et inimesed ei loe pikka teksti, inimesed ei vaata pikka videot, siis mul on alati öelnud seda, et me turunduslaboris tegime just 2 aastat tagasi sellise asja nagu 12 tundi turundust. Me olime 12 tundi järjest laivis ja meil oli mingi vähemalt 1000 inimest, kes oli meiega kõik 12 tundi. See oli video pikkus, oli 12 tundi. Ei pea olema minut, ei pea olema pool minutit. Küsimus on selles sisus, küsimus on selles nii-öelda inimese meelestatuses, on ju, et ollakse valmis tarbima küll, kui see on väga kasulik sisu. Sarnaselt nagu mina olen ise osalenud mitu korda selle Eduakadeemia sellel päeval. Et sa lihtsalt jäädki ja see on nii selge struktuuriga üles ehitatud, sa saad aru, mida nad seal teevad, kes on järgmine esineja, millal virgutuspausid on, sul on nagu ajakava, sul on time frame, sul on selgelt välja kirjutatud. Aga kui keegi hakkaks lihtsalt mulle rääkima, et sul on terve hunnik esinejad, siis sul tekib ette väsimus ära, sa ei saa aru, mis see kõik nagu tähendab või kuidas see loomennast hakkab. Aga jah, me selle 12 tunnisega tegelikult lõibengi turule uue standardi ja ma olin ka Eduakadeemia esimeste nende planeerimiste taga seal. Just, et see on ka asi näiteks, et mida ma soovitan teha, et vaata, mida tehakse teistes sektorites ja too see enda sektorisse üle, et sa ei pea kopeerima üks-ühele. Eduakadeemia ei võtnud ka üks-ühele seda mudelit, lisas sinna mingid oma nüansse ja kõik asju on juurde. Aga sa ei pea ka leiutama alguses nagu jalgratast, et ettevõtluses ja turunduses on nagu sama, et kui sa arvad, et mul on vaja seda suurepärast ideed, et siis ma hakkan tegutsema. Ei hakka tegutsema, siis selles valdkonnas sees olles sul tulevad lõpuks need tegelikult ideed. Tee lihtsalt nagu mingit analoogset asja või teised, proovi teha mingis nurgalt lihtsalt paremini seda. See ei ole mitte erinev või parem. Jah, me hakkasime see Helme pood, meil oli veel 20 Helme poodi turu peal või tehakse veebilehti ka täna siiamaani või turundus ka müüakse turunduskoolitusi, et nagu lihtsalt tee teise nurgalt ja paremini. Sa ei pea Elon Musk olema ja raketti leiutama, sa võid ka, aga kui see on sinu esimene projekt, siis ma luban, et see raketti sa kuule küll ei saada, et see ei lenda kuhugi, et sa ise rikud selle idee ära, siis sul ei ole kompetents, sul ei ole kogemust, sul ei ole kontakte, nagu sul ei ole midagi sel hetkel. Kas kontaktid on sinu jaoks täna ka üks suurim tugevus, mis toetab tegelikult tegutsevad ettevõtjaid? Kindlasti. See ongi see, et ettevõtluses sul ongi vaja, meil on turunduslaboris 4D mudel. Tulemused võrduvad tegemine pluss teadmised pluss tugi. Ja nüüd ongi see, et sul on vaja nii teadmisi ettevõtjana, sul on vaja päriselt neid asju ise teha, sest muidu see ongi, et ma olen ise olnud selles faasis, ma olen maailma kõige targem. Siis vaatan pangakontot, see kurat küll ei peegelda tegelikult. See on nagu nullid või nagu väga vähe raha on ju. Et siis sul on vaja teha ja siis kui sa teed, siis tulevadki tagasilöögid ja siis sul on vaja tuge, kellelt küsida, kelle juurde minna on ju. Et selline nagu üks on rahaline kapital ja teine on see sama nagu kontaktide kapital või sotsiaalne kapital siis. Et näiteks kui me laborit alustasime, siis me Henriga, meil oli see idee ja sealt meil oli siis see, et ega ma ju teadnud, kas see asi üldse lendu läheb. Covidi aeg ka on ju veits nagu shake'i olukord majanduses, et nagu raha ka väga ei taha sinna investeerida. Aga ma teadsin Maraton stuudioses Tahti Kasspeiti ja Marko Hoololt. Ja siis mul oli see, et kuna me olime nendega ühe projekti teinud ja siis ma tegin neile pitchi, et kuule, teeme turunduslabori koos.
teie aitate salvestada, aitate mul podcast teha, webinare teha, konverentse teha ja me jagame siis nii-öelda käibe pealt teile protsenti. Ja ma alustasin 0 euroga selles mõttes, et me panime mingi logokujundusse sinna natukene, aga me ei pannud 0 eurot panime tootmisesse, sest me leidsime partneri, sest mul olid kontaktid, mul oli varasem töö tehtud. Et täna ka, ma olengi selles mõttes on turul nagu nii tore situatsioon tekkinud, et kuna ma ise ka teen podcasti ja läbin väga paljude inimestega, siis mul kogu aeg iga päev vähemalt keegi küsib, et kuule, kas sa tead kedagi, kes? Ma hea meelega alati ühendan inimesi nagu, sest see on nagu nii oluline, et õiged inimesed leiavad üksteist, sul on mingi probleem, sul on mingi lahendus, viime nad siis omavahel on ju kokku. See on ka väga tugevalt see põhjus, miks meie seda siin teeme. Just see sama aspekt, et nagu, kui sa tead inimest, kes on hästi andekas, miks sa ei tahakski jagada seda teistele inimestele ja teised inimesed ju otsivad sellele probleemile mingit lahendust, on ju. Just ja ka konkurendile annad, et mul oli Äripäevast küsiti, et nagu ühte kontakti, üks konverentsi korraldaja, ma andsin talle ja siis ta küsis ja niimoodi viidki mind kokku, et me oleme justkui nagu konkurendid, ma ütlesin, aga mida me siin väikeses Eestis nagu pusime, vaata, me peamegi üksteist nagu aitama ja toetame, sest meid ongi lihtsalt nii vähe, et me ei saa olla üksteise vastu, me peame panema seljad kokku ja koos nagu pusima ja mõtlema ja siit laia maailma lõpuks nagu minema, et see on selle asja nagu suurem mõte. Rääkisime enne lojaalsusest ja klientidest. Minnes üle influenceri teema peale, kui tugev see teema üldse Eestis on, et meil on mõned influencerid, aga kas on veel ruumi selle jaoks, et turunduse maailmas? Kas on alakasutatud koht tegelikult Eestis? Ma arvan, et jällegi ma ei ole 100%, ma räägingi, saan enda vaatenurka, et tõenäoliselt Marell Ellen promotis suudaks teile palju paremini tuua mingeid numbreid ja asju siin välja, kuidas influencer turundus töötab, aga tegelikult vaata influencer turundus oma olemuselt on see, et keegi soovitab sulle midagi. Ja soovitusturundus on nagu kõige tugevam nagu turundus üldse ja see käibki sõprade vahel, et kui sina on ju soovitad mulle mingit head nagu kinofilmi, mida vaatan minnes, ma igal juhul lähen. Et tänapäeval lihtsalt on tekkinud platvormid, on tekkinud jälgijad ja siis meil on need nii-öelda influencerid, on ju, kes soovitavad siis kohukestes küünelakkideni, on ju. Et ma arvan, see hooaeg on läbi saanud, sest neid enam nagu, neid ei võeta selles mõttes tõsiselt, et kui sa promod kõike, siis sa oled lihtsalt üks reklaami nagu. Aga kindlasti see mikroinfluencerid, sama, et kui mul on tõesti mingi toote fänn, et meil on turunduslaboris, meil on siuke 20-30 inimest, kes ikka aeg-ajalt nagu postitavad, teevad, nemad on ju samamoodi influencerid, neil on väike sihtgrupp, nad isegi ei saa sellest võib-olla midagi, on ju, aga nemad mõjutavad samamoodi. Ma ei ole klassikalises mõttes influencer, aga üllatus, mul on oma podcast juhuslikult, mul on ka Eesti kõige suurem turunduslava, kuhu ma saan inimesed panna ja emaili list 4400 inimest, on ju, et ma mõjutan tegelikult väga-väga palju ja liigutan väga suuri rahasid nii-öelda, et kui ma soovitan kedagi, siis see läheb nagu kiirelt üsna nagu lendu, on ju. Mina ise ka, ma jälgin ühte naisterahvast Katriini. Ma annan talle, või palun väga vabandust, ma mäletan ta perekonna nime. Mangus. Ta tegeleb selle Instagrami sotsiaalmeedia selle turu. Katriin Mangus. Just. Tema rääkis ka, ma olen ta selles uudiskirjas, eks ju, ja ta ütles ka, et mikro need influencerid on täna turundustrend. Kas sa näed sama? Ma arvan, et on lihtsalt üks osa sellest turundusmiksist, nii-öelda kogu komplektist, et sinna liigub raha, sinna turundajad ja ettevõtjad nagu panustavad, aga ta ei ole kindlasti nagu nii-öelda ainukene asi, mis on. Et jah, ma turunduses ka, ma ei ole kunagi ajanud mingit trende taga. Ma üldse nagu kõigepealt peaks alustama sellest, et teeks vundamendi korda ja enamikele ettevõtjatel on vundament nagu jumala korrast ära, siis teeks oma veebilehe e-poe korda. Paneks sinna külge korralikult Google Analyticsi mõõdikud, et me saaks aru, mis toimib, on ju, et see veebileht näeks usaldusväärne välja, paneks tööle Google Adsi, Facebooki reklaamid ja emaili turunduse ja siis hakkaks tegelema kõige muuga, sest see, mis ma nimetasin, on need põhikohad, kus tegelikult üldse raha tuleb. Mis see vundament on põhiliselt sinu jaoks? See vundament ongi see, mis ma tegelikult kirjeldasin, aga see sama nagu korralik läbimõeldud veebileht, veepood, et see on usaldusväärne, et seal on korralikud tekstid kirjutatud, korralik pildimaterjal, et me võime sotsmeedias paugutada ja teha ja leida need influencerid, kui need lõpuks maanduvad nagu turundus lõpuks eesmärk on see, et inimene jõuab sinu veebilehele veepoodi, sest see on see müügikanal. Loomulikult sotsmeedias tehakse ka mingit müüke ja DM-ides ja kuskil nagu chatides toimub midagi. Lõpuks on see, et ikkagi mida kaugemale sa jõuad oma ettevõtluses, on see, et inimesed tahavad näha, et nagu veebilehte või mis need tooted või asjad nagu usaldusväärsust põhimõtteliselt. Ja, et see on sinu nagu 24/7 müügimees. Kas sa saad öelda siis, et põhimõtteliselt sotsiaalmeedia igasugune väljakuulutamine on nagu ümbersuunamine
selle põhiallikale, mis siis täna võiks olla veebileht? See on mitu nurka. Üks on see, et sa saad seal kindlasti tähelepanu, sa ehitad seal suhet, sa oled seal kasulik ja siis aeg-ajalt seal on sul mingid postitused, mis siis suunavad sind. Et näiteks kuidas meie turunduslaboris teeme, on siis see, et ja mis turunduses ka väga hästi töötab, on see, et anna ise esimesena. Ole ise esimesena kasulik, et me teemegi neid suuri konverentse, kui me tegime seda 12 tundi turundust, 12 nagu Eesti tippspetsialisti tasuta, annad lihtsalt nagu emaili vastu, saad sellele materjali ligi ja osad inimesed arvasid, et see on alguses nagu fake, ei ole võimalik. Mulle öeldi nagu jälle üks koolitusettevõte ütles, et Timo, et sa keerasid kogu koolitusturu praegu pea peale, kõik peavad oma nagu programmid üle vaatama ja see sisu oli nii hea, et teised oleks küsinud selle asja eest mingi 5-6 sotti nagu raudselt. Me tegime tasuta seda. Me andsime ise esimesena, me tõestasime, me näitasime, mida me suudame teha ja siis loomulikult sealt me müüsime ka seda turunduslaborit, nii seal samas konverentsi ajal kui ka pärast seal emailides, aga see ongi see inimesega suhte ehitamine, et sotsiaalmeedias on ka väga hea seda suhet ehitada, aga lõpuks see peaks jõudma kas sinu veebilehele või vahetama ikkagi kätte saama selle inimese emaili, sest Facebooki ja Instagrami algoritmid ja kõik on nagu pigem nagu meie vastu ja keeravad kogu aeg seda volüümi maha, aga kui sul on selle inimese email, siis sa saad talle kirjutada, saad temaga suhelda, saad seda suhet ehitada ja sealt lõpuks müüki saada. Et Katriin on ka, teeb Instagrami asja, aga ta koogub sealt kogu aeg listi, täpselt nagu sa ütlesid, sa said tema emaili. Ja see email seisab selles mõttes nagu oluliselt paremal kohal turunduse mõttes, sest sul on vähem segavaid faktoreid, mingid asjad ei plingi ja vilgu ja mingid asjad ei tule, see on inimese personaalne privaatne postkast, seal on vähem segavaid faktoreid, sul on rohkem aega, sul on rohkem tähelepanu. Me tegelikult tegime ühe sellise küsimustiku selle boksi ka vaata Instagramis, enne kui sa tulid nädala alguses ja seal oli üks küsimus väga konkreetselt ja mina isiklikult arvan ka, mingil hetkel meiliturundus ei tööta, sest see on spämm. Kuidas see koht ära tunda, sina kui turundaja? Just, küsimus on see, kuidas sa minu meiliaadressi saanud oled. Kui ma olen selle sulle andnud, loapõhiselt, sa oled mulle kasulik olnud, siis nagu see töötab nagu siga hästi, et ma olen saatnud selle emaili konto alt, mis mul praegu on 1 miljon emaili. Minu keskmine avamiste protsent on 55%. Siis üle poolt inimesed avavad mu kirju, sest nad saavad ja teavad, et nad saavad sealt midagi kasulikku. Kui ma saadaks sinna 5 korda järjest, lihtsalt bänneri, osta mu jama ära, osta mu kaup ära, osta mu turunduslaborit, sealt lihtsalt tulebki, sest sa pead, loomulikult sa teed müüki ka, aga sa oled kasulik ja ka müügis saab olla kasulik. Sa saad jutustada mingi loo, anda mingi kasuliku tüki ja öelda ka selle lõpus, et kui sa tahad veel sellist infot, siis tule stiilis turunduslaborisse. Sa saad isegi läbi selle müügikirja tegelikult olla kasulik. Et kui sa lihtsalt saad, ma ei tea, äriregistrist ostad selle emaili listi, siis see on spämm ja see ei tööta ja see teeb sulle nagu rohkem kahju. Et hästi oluline on see, et kuidas sa selle emaili kätte saad. Et sellepärast need mingid webinarid on väga head, konverentsid on väga head, sest kõik sellised live-üritused, see töötavad ka niimoodi, et kui seda live-üritust vaatad, siis ajus aktiveerub see osa, mis on seotud empaatiavõimega ja meil tekib parem suhe. Kui ma vaatan seda järgi, kordust, see osa ei aktiveeru. Me rääkisime ennem seda, et tasuta lõunaid saate väliselt küll, tasuta lõunaid pole, aga see siis põhimõtteliselt ütleb praegu, et turundus mõttes, me küll saame mõõta seda aega, millal ma olen hästi efektiivne ja kõik muu, aga siis järelikult on turunduses väga oluline võtmesõna, et sa pead tasuta tunde sisse panema selleks, et tekitada siis emotsionaalset sidestatust enda kliendiga, enda tootega. Täpselt, et ma olen pannud, ma arvan, ikkagi nagu 100 ja 1000 tunde selleks, et seda suhet ehitada. Näide, mul oli mingi hetk, kui me Laviga hakkasime toimetama aktiivsemalt 2015, siis ma andsin välja mingi e-raamatu, kuidas turundus oleks müügimudelid, kuidas turunduse kulus saaks tulu. Siis me saime mingi paar tuhat emaili ja siis need mingi hetk nagu jäid lihtsalt seisma, sealt tulid mingid müüki ka juba ja siis ma hakkasin kirjutama igal kolmapäeval kirja, nagu andsin õpetussõnu, mis oli reaalselt mingi A4 või 1,5 A4 pikk. Puhas kasulik sisu. Ma tegin seda 34 nädalat järjest, igal kolmapäeval. Ma oleks võinud selle eest rahulikult raha küsida, aga see oli minu panus suhte ehitamisesse. Iga selline kirja kirjutamine, 1,5 välja saatmine samamoodi. Sa investeerid päriselt oma raha ja aega, et välja teenida tegelikult see tähelepanu. Et täna keegi ei anna välja tähelepanu, me peame selle välja teenima. Ja ma olen ka otsustanud, et ma olen oma sektoris, turundussektoris, lihtsalt kõige parem, ma olen kõige kasulikum kasuandja või kõige parem
selles, et ma annan kõige rohkem nii-öelda kasulikku sisu, olgu need siis konverentsid, olgu need siis videod, olgu see, ma ei tea, sama teie podcast, ma püüan olla maksimaalselt kasulik ja praktiline. See on selle mõte kogu aeg. Võib öelda, et siis me tegelikult tänapäeval müüme pigem siis emotsiooni, kui seda toodet võib-olla ka. Kas on tõsi? Me müüme tegelikult mõlemat, aga jah, turunduses on tihti see, et me ei ole mõtet rääkida sellest nagu mikrofonist, et loomulikult sellest tuleb ka rääkida, et mis tehnilised omadused on ja kõik on väga tore, aga sinna teisele poole on vaja rääkida seda, mida mul on võimalik selle mikrofoniga teha. On võimalik salvestada see podcast, jõuda tuhandete inimeste ette, muuta teiste inimeste elu, selline pehmem pool ka. Siis, ja kui me seda pehmet poolt suudame siis inimeses nagu tekitada on veel selle ühenduse, mida mul on võimalik teha, on ju. Et keegi ei taha ka turunduslabori videoid vaadata, ta tahab, ma ei tea, uut ametikohta, ta tahab rohkem kliente saada ja sealt tekib see emotsionaalne side ja siis on see, et okei, davai, et mis see toode on, siin on mingid koolitused, video kujul, okei ja siis ta tuleb ostab, on ju. Et see on nagu hästi hea point, et hästi paljud müüvad oma siis seda lihtsalt puhast nagu toodet ja tehnilisi andmeid, aga sellest on nagu vähe, seda on ka vaja, sest on olemas sihtgrupp, kellele nagu see väga loeb ja tema seda roosat nii-öelda turundusvahtu, mida me niimoodi võime mõnes mõttes kutsuda, on ju, et see teda nagu üldse ei huvita. Tema näeb seda nii, on ju, ja teiselt poolt see, et mis kuradi andmed, on ju, ma tahan just aru saada nagu, mis emotsionaalselt muga teeb ja võimaldab, on ju. Ma olen ka kuulnud seda fraasi, et people follow people. Ehk siis tihtilugu võib-olla need brändid ei kõneta inimesi, sest seal ei ole seda nägu taga. Aga kuna näiteks turunduslabori taga sinu nägu on seal nagu nii tugevalt sellega seotud ja siis saad vastad ka päriselt ka inimestele, et tekib juba palju nagu tugevam side, et see turunduslabor ei ole lihtsalt bränd, et see on seotud isikuga. Ja sul on täiesti nagu mõte liigub nagu 110% õigel tee ja kui vaid rohkemad nagu turundajad ja ettevõtjad saaksid sellest aru, et sa pead oma personaalse brändi ka sinna taha panema, et mille eest sa seisad, miks sa seda nagu teed, et kui see on lihtsalt turunduslabori sinine logo, siis sinna taha võib peituda ükstas kõik mida ja mingid crap'i toota, et sellepärast me olemegi toonud nagu enda persooni brändi nagu väga-väga välja seal ka, on ju. Sest inimesed täpselt, nad suhestuvad teistega, et jälle nõuanne, kui sul on veebileht või e-pood, too välja, kes on need inimesed, kes selle ettevõtte taga on, mis on nende hobid, mis on nende nagu mingid tegevused, sest iga selline nagu tegevus või hobi, see, kui ma ütlen näiteks, et ma olen isa, siis mõni kuulaja, ma olen ka isa, kohe kõnestub või mul on laps, siis mõni ema mõtleb, mul on ka laps, on ju, või ma sõidan lohet, on ju, või ma jooksen, see tekitab kohe neid connection punkte minuga. Et mul on lihtsalt, ma olen siin naljatanud ka, et kui ma käin hommikuti jooksmas, siis mulle meeldib inimesi ehmatada ja hommikul neile rõõmsa häälega nagu jõudu soovida või tere hommikust. Eestlane kohe võpatab, what the fuck, mis nüüd just toimus, on ju, keegi nagu, mida. Ja ma ütlen seda ainult jooksjatele. Kui rattur tuleb, siis ma ei ütle, sest rattur pole minu inimene. Mul on ikka suhe teise jooksjaga, on ju. See näitab, kui tugev see tegelikult on ju. Või kui ma nägin kohe sul seda lohesurfi lauda siin on ju nurgas, kohe on connection olemas nagu. Ja seda saab tegelikult siis ka väga teadlikult tekitada. See ei ole fake, aga too lihtsalt see oma isiku pära välja. Julge see välja öelda. Et see nagu ei ole nii, et ma olen mingi tähtis siin ettevõtja, et ma ei räägi sellest, kuidas me jooksmas käin. What the fuck? Ja teine asi see, mida mina ise tahan inimestele öelda, kes kuulavad ja tunnevad, et tema ise ei taha see nägu olla, leia see inimene. Täpselt. Just. Et räägi, suhtle, avalda enda mõtted erinevatel inimestel, erinevates seltskondades ja paku seda võimalust. Et ma just lugesin investor ajakirjast mingisugust lõiku, mis jäi mulle nii tugevalt meelde, et saad aru, et insenere võib olla, aga müügimehi ja turundusinimesi on ka vaja. Sa võid olla vabalt see insener, sul võib see hästi hea idee olla, aga keegi peab nagu sind toetama, see koostöö, see tugivõrgustiku tegemine, see on nii oluline tegelikult. Ja samas ka see, et kõik asjad ei pea olema mõõdetavad esialgu vähemastigi rahas. Et kõik need koostöö tegemise algused hakkavad sellest pihta, et sa tegelikult lihtsalt räägid inimesega. No saate väliselt, sa rääkisid ka, kuidas sa tutvusid inimesega, kellega sa koos teed nüüd suurt konverentsi. Et ma tahangi rõhutada just seda, et see tasuta töö tegemine on tegelikult nii oluline, eriti alustusfaasis, aga ka hiljem. Ja, et seesama nagu panustamine, et kui öeldakse, et kus ma selle töökogemus saan, mine kurat praktikale. Nagu, ja ma tean, just ja ma olen kuulnud, et ka osad inimesed on nagu maksnud selle eest, et nad saaks praktikale minna. Et sealt sul tekibki, et mul oli see MTÜ õpilaste ettevõtjaks, kus mul tekkis, me saimegi teha ettevõtja portaali ja konverentsi ja sealt tekkis see praktiline kogemus on. Sa oled jälle väljakul sees nagu, et sa ei saagi kohe algusest peale nagu raha teenida, vaid ongi, sul on vaja mingit kogemust, sul on vaja kontakte, sul on vaja mingit nagu aru saama, kuidas see nii-öelda maailm üldse selles valdkonnas nagu toimub, et see nagu ja panustamine peabki kogu aeg olema, et sama me nagu täna ka,
ma nii-öelda aitan teisi, saan kokku väga palju tasuta tööd, on ju. Või loo iseendale näiteks töökohta alusta podcast'iga. Jah, täpselt on ju. Et tee midagi, on ju. Tee midagi, hakka kuskilt otsast minema, on ju. Ja teil samamoodi, et me ei kujuta ette, kuhu see siit argneb järgneva nagu 10 kuu või 10 aasta jooksul, on ju. Ja vaatad siis tagasi ja nagu vau, on ju, super. Aga kui sa näed, et inimesed teevad ja püüavad kõigest ajast, on ju, ja sa näed, et nad, sina kui, sa oled spetsialist juba, sa oled spetsialiseerunud ühte valdkonda. Nad teevad ja nad punnitavad ja siis kuidagi tahaksid öelda neile, et tead, proovi mingi sellise nurga alt vaata teha. Ja mis sa näed, et täna on sellised trendid, mida inimesed nagu teevad, aga tegelikult ei tööta enam, et on ajale jalgu jäänud või on mingisugusele uuele lainele. Sa oled maha jäänud sellest lainest. Kindlasti üks laine, tähendab, võtame sellest lainest, mis on võib-olla olnud, on see sama nagu digiturundus. Et seal ma olen näinud, kuidas vanem generatsioon ettevõtjaid ei saa sellest digiturundusest aru. Et lihtsalt üks illustreeriv lugu siia juurde on see, et me käisime ühes Palkmaja tehases. Nad ütlesid, et meil on veebi, oleks nagu vist uut veebi vaja, aga me ise ka ei tea täpselt. Ja siis me läksime sinna koha peale. See veeb oli tõesti aastast nagu 93, et nii kui sa seda vaatasid, silma tekkis nagu pisar ja mõra nagu korraga. Ja siis oli see, et nagu me ütlesime, ja me nägime, kuidas nad toodavad nagu tõesti siga ilusaid maju ja saunu. Me ütlesime, et teeme teile uue veebi, et veebi kaudu hakkab rohkem müüki tulema ja siis meil vastas istus mingi 3 venda, käed rinnal risti, et kuidas mingi veebi kaudu, mis asja, umbes siuke jutt. Ja siis me tegime neile too hetk sellise diili, et me teeme tulemuste peale tööd. Et me teeme ise veebi, teie toodate pildid, me kasutame teie materjale, me teeme teile veebi, teeme sellega Soome ja paneme reklaamiraha ise alla ja siis saame raha ainult siis, kui päriselt Palkmaja või siis saun müüb. Ja lõime käed. Ja niimoodi tegimegi 5 aastat ja siis kui me 6 kuud hiljem olime saanud mingi 4 miljoni eest uusi päringuid ja siis ma sinna tehasesse läksin, siis nad ütlesid, et kurat, poisid vist teate küll, mis te teete. Et selle trendi on nii mõnedki ettevõtjad tegelikult nagu maha maganud, et nad ei saanud aru, kuidas digi töötab ja me nägime COVID-i tulekuga. Kui sul veebilehte polnud, kui sul mingi e-poodi polnud, inimest tänaval ei olnud, poes ei olnud, oligi pekkis. Suhtlust oli ka vähe oma vahel. Just, jah. Et mina näiteks istusin kohe telefoni otsas nagu tunde, rääkisin teiste ettevõtjatega, mis sul toimub, kuidas sul läheb, vaatasime ise, mis teha saab, on ju kogu aeg nii-öelda plaan küpses. Ja teine trend, mis praegu siis tekib, on kindlasti ChatGPT ja selle kasutamine, et see on ülivõimas turundajatele mõeldud tööriist või üleüldse tegelikult, me täna ei tea, kuhu see kõik nagu laieneb, on ju, et see on põnev aeg, kus me elame. Me elame, jah, see on nagu sama, kui tuli trükipress ja traktor ja umbes mingi selline revolutsioon on praegu nagu toimumas, et mis ideid, mis sisu sa sealt nagu saada võid. Ja kui sa nüüd selle tehnoloogia ka maha magad ja sest paljud on maganud ka kogu Google Analytics ja mõõtmise ja see lähebki järjest keerulisemaks. Et kui sa need trendid järjest maha magad, siis sul ühel hetkel sa ei oskagi turundada, sul ei olegi kliente, sa ei saa aru, kuidas need teised need kliendid nagu endale saavad. Ja nii karm see on ja see on evolutsioon ja ettevõtted surevadki välja. Teile käisin ka vanalinnas restoranis ühe teise restorani, varasemalt restorani äris olnud inimesega siis õhtustamas ja siis ta ütles, et ta jalutab vanalinna ringi ja muudkui vaatab, et ja ennustab oma peas. See elab mingi kuu peab vastu, see elab mingi aasta, äkki see elab mingi 1,5, vaatab neid restorane. Neid surebki välja ja ettevõtjad samamoodi ja pannaksegi kinni ja miinustega. Ja see ongi selle hind, et sa ei õpi, sa ei arene ja sa jääd nendest asjadest maha. Ja see on kurb reaalsus. Suures plaanis on tegelikult väga suur buum on käinud praegu, majandust arvesse võttes ka, et tegelikult käibel olevat raha on tõmmatud oluliselt kortsu ja see on loogiline, et pidu ei saagi alati kesta, sest see, mis ennem toimus, see oli liiga... See oligi ajuvaba. Liiga ajuvaba. Liiga ilus, jah. Väga hull, see maht lihtsalt, kust me praegu maha tuleme, see on ka päris suur aste. Just, ja siis vaata tulebki välja see, et paljud, kui me rääkisime, et ettevõtjad ei saa võib-olla turundusest aru, kui ajad on hästi, on palju kliente, on palju raha, polegi vaja teha, kõik on okei. Kui klientide arv kukub 1000-lt 100-le ja need 10 konkurenti peavad nüüd omavahel need ära jagama, võt siis on see, et tuleb, kes teeb paremini turundus, kes oskab paremini onboardida, kes oskab seda suhet hoida, see jääb ellu. Ja nii ongi. Ja siis, kui majandus läheb paremini, siis tal on väga hea stardipositsioon, kus tema tegelikult siis juba minema hakkab. Sa räägid Eestis, me enne mainisime ka seda, et Eestis on nagu turg on selles mõttes igas mõttes on väike, sest meil on väike rahvastiku arv, eks ju. 10 inimest. Põhimõtteliselt. No kõik teavad kõiki, ütleme laias aastas. Mina täiega fännan seda, sest Eestis ei teki anonüümsust. Ma elasin Oslos 6 aastat, seal on täielik anonüümsust, ma just tulin sealt eelmine kolmapäev.
sa tunned, et ma kaon tilgaks vett ära. Et Eestis selles mõttes on nagu lõbus ettevõtja olla, sest et siin on hästi kerge seda võrgustikku kasvatada. Ma tean, see võib-olla kõlab väga... Kelle jaoks lõbus, kelle jaoks hirmus, eks ole. Sa pead järsku nagu teiste ees olema, et kõik teavad sind. Aga näiteks ma tahangi jõuda selle küsimuseni, et Eestis on meil väga nagu väikese skene nii-öelda on ju, et mis sa ise vaatad, et Eestis toimib, aga näiteks USAs ei toimi või USAs toimib ja Eestis ei toimi, sest näiteks see, mida sina teed, on tegelikult väga usalik lähenemine. See on selline tegutse, toimeta, vaata nagu suur värk on ju. Aga eestlane on selline, kurat, ma ikka tahaks naabrist esiteks paremini ja võib-olla mul ema ütleb, et päris pole see õige. Et võib-olla trendide mõttes ka, et mis siis on, mis eestlasele kõnetab rohkem. Mis näiteks on meil tänane trend. Ütleme, ma sõnastan sellest niipidi. Kui USAs toimub midagi, kas sa näed, et sa saad seda Eestis rakendada, aga see ei tööta Eestis? Peaks vaatama, see sõltubki hästi palju sihtgrupis nagu turunduse mõttes, et lihtsalt näide. Me käisime septembris nüüd eelmine aasta USAs sellisel konverentsil nagu ClickFunnels Live. See oli minu selline üks checkpoint, nagu see on eluunistus oli. Näha Dan Kennedyt, kes on turunduse lihtsalt nagu jumal minu jaoks, 40 aastat turunduse, teda näha laval, näha Russell Brunsonit laval, näha nagu mingi teisi tegijaid nagu oma silmaga laval. Ja seal, siis seal oli 5500 osalejat selle konverentsil. Ja seal oli niimoodi, et seal oli, kui sa ütled, et ma olen siuke vuu ja tegutseme, vaata, siis ma nagu, ma pigem ma ei püüa seda olla, kui ma lähen energiliseks, siis võib-olla natuke ma siin ka olen, on ju, aga võt seal oli nii, et see oli ikka next level shit. See oli lihtsalt nagu, me vaatasime, et see on nagu, see oli piinlik lausa, meile vähemalt, et nagu say exponential growth, say it again, nagu võtame käest kinni, vaata, meil oli Hendriga niimoodi, et oota, ma ütlesin Hendrile, võtsin käed pihku, ütlesin, on ebamugav. Ja lõpuks me arutasime 3 korda sealt saalist ära selle 4-5 päeva jooksul, sest meie jaoks oli seda way too much. Ja siis ma mõtlesin ka oma ette, et vau, et kui sa ajad sellist sitta lavalt välja ja 5000 inimest on saalis, siis USAs tõesti on kõik võimalik. See oli hästi huvitav, sest ma saan aru, et alustaval võib-olla ongi siukest nagu powerit vaja ja nagu jõudu vaja, aga seal oli juba nagu väga tegijaid, kes on jõudnud nagu miljonite ja 100 miljonite käiveteni ja siis neile nagu, see on nagu lapsele räägitud jutt natukene, et see nagu tundus nagu müstika. Ehk siis, kui sa näed, et välismaal midagi tehakse, mõtle, kas see nagu Eesti kliendile võiks sobida. Et hästi, ma olen näinud ka, et võetakse üle USA stiilis copywriting, ehk siis nagu tekste, mis on nagu see eestlane ei räägi nii. See nagu need sõnad, mida seal kasutatakse, see on nagu ükski normaalne inimene ei räägi nii, vaata. USAs räägitakse, USAs see copy nagu töötab, aga Eestis on see lihtsalt nagu liiga üle põlli. Aga jällegi me oleme kindlasti mingites süsteemides USAs maas, kuidas nagu asju mõõdetakse ja trackitakse ja kõik retargetid ja YouTube'id ja seal on nagu väga-väga tublisid tegijaid, ehk siis meil kindlasti on mõttekas õppida, kindlasti on mõttekas lugeda igasuguseid ka USA eksperte ja kõik, aga lasta need läbi lihtsalt teatud filtri, et kas see siin võiks töötada, kuidas mõelda nagu enda sihtgrupi osas, kas see võiks neid kõnetada, kas see võiks siin töötada ja nagu küsida endalt ja siis ka katsetada, aga panna ta natuke enda vormi ja sõnasse ja nagu jah. Kas sa arvad, et Eestis on see kiht väiksem, millest läbi imbuda, et siis olla väljapaistev? Läbi ja väljapaistev. Mis sa selle kihi all mõtled? Ütleme, ma hakkan tegema mingit toodet. Ma võtan seekord teenuse, kuna me oleme tootest juba rääkinud, on ju piisavalt. Ma hakkan näiteks müüma, näiteks ma olen massöör ka, eks ju. Ma tahan nüüd nagu tegutseda, ma tean, et hästi palju on Eestis massööre, aga kui ma teen seda just selles valdkonnas, selles kihis ja kui ma olen nüüd natukene silmapaistvam, teen mingit asja, mis on natuke teise nurga alt. Et kas sa arvad, et see kiht üleüldiselt Eestis on väiksem, millest läbi imbuda, et siis nagu olla... Et silma paista. Just. Ja tegelikult Eestis on väga lihtne. Nii kui sa suu lahti teed, nii sa oled tegelikult pildis. Et nagu, ja mida ma soovitan on see, et koguda lihtsalt mitte see, et ma loen 3 raamatut ja käin 2 koolitusel ja siis öelda, et ma olen ekspert. Et nagu neid on ka turul täna palju, sest kõik tahavad olla coach'id ja treenerid ja nagu... Ja neil tegelikult ei ole seda põhja, võib-olla nad veel ei peaks seda tegema. Nad peaks tegelema selle, nad peaks loomulikult nagu tegelema selles valdkonnas, aga enne kui sa hakkad teisi õpetama, päriselt tee midagi, et nagu saada päriselt mingit kogemust, et mulle oli 6 aastat enne, ma olin nagu digiturunduses sees, iga päev praktikas, enne kui ma julgesin teha oma esimese nagu koolituse. Aga Eestis on tõesti, kuna meil on inimesi nii vähe, siis nii kui suu lahti teed, nii sa oled kohe pildis ja see on ka kindlasti paljudele hirmutav, sest nagu sa enne ütlesid ka, et me oleme nagu
siin ei ole kuhugi varjuda, sest see on nii väike punt on ju, et siis ongi see, et see võib natuke nagu peljata ja hirmutada on ju, et noh, siis kõik need inimesed teavadki siis jõululauas, pere ka teab, et nagu vau on ju, et noh, mis asja te siin teete, mingid podcast'i neiud on ju, et noh, et see nagu jõuab ka perering on ju, et see on võib-olla lihtsalt asi, millega natukene harjuda, aga tegelikult ongi see, et kui sa oma suu lahti teed ja kasvõi seesama, et sa ei pea teisi õpetama nagu turunduse nurga alt, vaid nagu räägi oma teekonnast, mis ma nagu teen ja tegin nüüd sellist asja, näed, tuli nii välja, läks see pekk on ju, selle nurgalt on väga okei seda teha. Kas sa arvad, et see tööriist, mida seal siis kasutada, ongi see, et saada seda eduelamust, siis see tööriist ongi see, et lihtsalt tee seda läbinähtavalt või? Ja, ole nagu aus, ole nagu ehe, ära feigi, see nagu feikimine, see haiseb kohe. Kohe me inimestena tunnetame, sest me oleme aegade algusest jälle treenitud märkama ohtu. Kui sa oled ebausaldusväärne, kui midagi sinus ei klapi, siis ma ei saa aru isegi võib-olla, mis see on, aga mu sisetunne ütleb, sind näiteks ei saa usaldada on ju. Ja ongi kõik. Eestlasel on krutitud see väga tundlikuks ka. Nagu sa ütledki, et 5500 inimest ja siis nad kõik karjuvadki kaasa seal USA-s on ju, et me suudame kõik ära teha. Eestlane on selline, kuulge, mis siin toimub? Ja mis on väga normaalne selles mõttes, et eks seal oli ka teisi, kes jalutasid ära, mitte ainult eestlased ei jalutanud ära, et ka teised on, et selline nagu ratsionaalne ja tasakaalukas mõtlemine selle emotsiooni juurde on ka minust nagu üli oluline, et sa mõtled ikka läbi enda jaoks mingid asjad, et sa ainult emotsiooni pealt ei tee, et noh, ma naeran ka, et ma olen hästi sihuke emotsiooni pealt tegija, et meil ongi Hendriga siis nii-öelda diil, et minu asi on siis käivitada ja joosta ja siis tema asi on õigel ajal pidurit tõmmata, et me vasta seina ei paneks. Et me ütlesime ka, kui me peaks veel ühe ettevõtte koos tegema, siis me paneme Brainstormi nimeks. Hendri on Brain ja mina olen Storm. Meil on Ritaga niimoodi, mina olen see, et teeme Rita mingi, oota, vaatame, mõtleme, mingi, okei, seda peab ka tegema. Ja see on nagu, ja see on tegelikult hea. Ja mul on see mingites etappides Hendri puhul jõhkralt närvidele käinud. Mida sa pidurdad? Teeme, aga siis sa saad aru, et tegelikult see on ülivajalik. See on tema ja noh, kui meil oleks 2 tormi, siis see oleks nagu lihtsalt major fuck. Ja see lihtsalt ei töötaks. Et sellised inimesi on vaja enda ümber, et sellepärast on hea teha 2 või ka 3 või siis leida endal need inimesed ümber, kes on siuksed sparringu partnerid, kellele sa saad need ideid põrgatada, kes annad sulle ausat tagasisidet. Me rääkisid enne ka tegelikult konkurentidest juba. Kuidas sa ise näiteks ka näed seda, et kas konkurenti võtta inspiratsioonina või et ta tekitab sinust kadedust ka, sa rääkisid enne läbi enda vaatevinkli, aga näiteks mingi väike ettevõtja, kuidas tema võiks sellesse suhtuda? No minu arust Eestis me peaksime ikkagi tegema kõik koostööd, et me võime võidelda küll nagu sama rahakoti nimel, aga ikkagi leida need kohtumised, et üksteiselt õppida, sest mõte on see, et me ikkagi läheme laiemale turule kui siin see koduturg. Et meil näiteks toome selle digiturunduse valdkonna, me oleme ikkagi nagu mitu aastat mänginud siin kõik pokkerit, nagu mingid, me oleme otsesed konkurendid ja mängime ikkagi nagu teeme digiturunduse pokkerit, joome veini ja õlut või vett või kohvi, ükstas kõik mida on ju, ja me räägime on ju, sest tegelikult ongi nii, et isegi kui kellelgi on kehvemad ajad, tal on alati õppida, inspiratsiooni saada ja ma ise tegin mingi aeg postituse Sven Nuumist, me justkui oleme nagu üks-ühele konkurendid, aga Sven on lihtsalt nagu sõber, nagu väga hea sõber ja sõpru on mul umbes 10 ja mul on väga-väga palju häid tuttavaid, aga Sven on tõesti nagu, me oleme saanud sõpradeks ja me oleme üksteisele inspiratsiooniks. Ja mis siis, et me võitleme sama rahakoti nimel, me soovitame üksteise koolitusi, ma ütlen näiteks, et ma ei tea, turunduslaboris seda ei ole või praegu sel hetkel on sul nagu sinna mõistlik minna. Sven ütleb oma koolitusele, et näed, mina analüütikast ei räägi, mine turunduslaborisse, Timo räägib seal. Teeme ühiseid mingeid kohtumisi laborantidega on ja Sven tuleb külla meile, näiteks olid suvepäevad turunduslaboris on ja või mina lähen Sveni üritustele, et mis jõuabki tagasi sinna samma, et see persooni brändindus vaata, et sul võib küll täpselt see sama ettevõtte olla, aga inimesed jälgivad sind sinu pärast. Just. Ja lõpuks on ikkagi natuke teistsugune see toode ja nagu ja see on väga okei. Ja selle inimesel ei ole nii, et tal on nüüd fiks summa raha. Et tal on 500 €, et kui ta annab selle Svenile, siis ta laborisse ei tule. Ta võib ju tulla mõlemasse ja me saamegi teda maksimaalselt aidata, on ju. Kliendid roteeruvad, põhiline kvaliteet ei kaoks, on ju. Just. Ja see, et tegelikult see, kui sa nagu inspireerud, see tekitab seda, et sa tahad ka oma toodet või teenust nagu paremaks teha. Mulle väga meeldis, kui Sven tegi oma mikroäri kursusel mulle sissejuhatuses ja ütles, et kui te Timot jälgite, siis te lihtsalt hakkab piinlik, kui vähe te enda klientidele annate. Et see on see, kuidas tema nagu näeb, on ju. Mina õpin Svenilt sama, et hoia nagu mingit fookust ja tee mingeid asju nagu nii nagu tema teeb, on ju, et see on nagu, see on mega õppimine. Hoiab sind ka värskena, eks? Väga värskena selles, ma vaatan jälle Sven on mingi koolituse välja toon. Pagan väga hästi nurga alt kasutan ma Svenile ja sama ma ütlen Svenile, et kuule, sul on see koolituste leht, sul ei ole tagasisida, küsi neid niimoodi, tee need asjad nagu pooldi on ja Sven, super, kuule, mis küsimusi kasutada, ma annan talle need loomulikult.
sest meie mõte ei ole lõpuks nagu nii Eesti turg. Siit on vaja välja saada, veel rohkemaid inimesi aidata. See on see mõte. Headus võidab alati, on ju. Alati võidab, noh, et nagu ole ise normaalne inimene, ole hea, taha aidata, et noh, sama iga kohtumine, mis ma teen ka, ma püüan sellele inimesele päriselt kasulik olla. See võib-olla me rohkem kunagi elus ei kohtu, aga tal jääb hea tunne, ta võib-olla soovitab, mis iganes. Jälle see oma kasu on alati seal mängus, nii nagu me enne rääkisime, see on alati, kui sellest aru saad, see on tegelikult nagu normaalne, et jah, ole kasulik, aita. Tead, me küsisime siin enda kuulajatelt ka siis paar küsimust ja meil on tegelikult mõned väga konkreetsed küsimused. Ja esimene olekski selline, et räägime Instagramist ja kui sa tahad Instagramis reach'i suurendada, siis mis oleks sinu go-to mingi 2-3? Ma olen täiesti vale inimene, kelle käest küsida, et jälle, et noh, võib mõelda, et issand jumal turundaja nüüd ei tea Instagramiga ma mängin ise lihtsalt niisama, teen sinna mingeid riile ja stories'id, ehk siis kuidas seda reach suurendada, ega ma tegelikult ei tea, paku, ole nagu kasulik, tee head sisu, tee kellega võib-olla koostööd, on ju. Kas sinu jaoks Instagram ei ole oluline? Tegelikult ei ole, noh, ma ehitan selle natuke oma persooni brändi, ma ei mõõda sinna palju mul näiteks aega läheb, minu riilid valmivad reaalselt 90 sekiga, et ma teengi 60 sekki sisu ja 30 sekki postitan, ma ei lihvi, ma ei vali 800 pildi seast asju välja, mul ei ole selleks aega ja tahtmist, et minu raha tuleb väga palju just need emaili list tegelikult, on ju, aga see Instagram on selline, kus ma saan anda enda sihukest nagu eraelu, mida ma võib-olla emaili listi anda ei saa, on ju. Et seal on, noh, ma ei tea, kui ma käin kuskil reisil, postitan mingid esinemised, natuke inspiratsiooni, on ju, aga see ei ole kindlasti minu nagu põhikanal, et seal mul on, ma ei tea, mingi pea 400 äkki jälgijat, noh, ikka keegi midagi jälgib, midagi nad saavad, aga see ei ole jah, et kuidas me jõuks 10 tonnini ja saada, ma kusjuures selle poolega nagu üldse praegu ei tegele. Ei tasu nagu luupima jääda ka selle peale vaata, et see võib lihtsalt toetada su seda ettevõtte nägu, mitte just olla aluseks. Aga see võib ka olla põhikanal, on ju, et aga ma ei ole jah õige inimene nagu selle koha pealt lihtsalt nõu andma. Aga teine küsimus on otse sinu kapsa. No nii. E-mail ja turunduse koha pealt, kuidas saada ettevõtted vastama? See kiri peab olema personaalne ja nagu läbimõeldud, et noh, see ei paista välja nii, et noh, see on nagu lihtsalt müügijutt. Ma ei taha müügi, me keegi ei taha, et meile müüakse. Me tahame osta. Ja kui sa hakkad lihtsalt külmalt lähenema kellegile meile saatma, siis on tegelikult, sa ei ole oodatud. Kas sa laiendad seda mõtet siis võib-olla ka niimoodi, et müü seda lahendust, mitte seda nagu probleemi? Tegelikult on nii, et noh, sa pead kõigepealt looma selle suhte üldse inimesega. Et see sama alusta sellest andmisest. Saa kõigepealt need e-mailid niimoodi kätte, mitte see, et sa kirjutad turunduslaborile, et kuule, mul on nüüd siuke cateringi teenus näiteks. Ma ei tea sust midagi, ma ei taha sel hetkel see sõnum saabub nii valel ajal, see on lihtsalt segav faktor. Kui sa teed, et ma ei tea, sellise, ma ei tea, kursuse, et kuidas, ma ei tea, 10 asja, mida cateringi tellides nagu sa kindlasti arvestama peaks ja kogu vahetad selle e-maili vastu, siis mul on huvi olemas, siis sa leiad need, kellel on see huvi olemas ja siis sa neile kirjutad ja siis tulevad ka tegelikult need vastused. Et selline külm müük e-maili tee lihtsalt, kui ma nüüd õigesti sellest küsimusest aru saan, ega see ei töötagi. Sest need kirjad ei ole oodatud, ma ei tea, kellelt see tuleb, kes see Timo on, nagu mis asja. Okei. Aga kui sa saad siis, ütleme, need meililistid kätte või noh, need e-mailid on ju, et kui sage võiks olla see kirjutamise sagedus näiteks või miks osad, noh, meil on konkreetselt üks inimene kirjutanud, et tema jaoks on isiklikult see spämm, et kas see toimib, kuidas see mõõdetav on ja nagu sa ütlesid ka, et sul oli palju 55% open rate ja click rate 6% ja noh, ma ju näen sealt, et kui paljud siis klikivad, kui paljud lehele ja kui paljud sealt tuleb siis lõpuks nagu müüki. Ja see on nagu meil põhikanal, see on väga paljudes e-poodides põhikanal, kus tegelikult nagu raha on. Et seda saab väga konkreetselt mõõta, jällegi peab aru saama sellest, turunduses. Sina ei ole sinu klient. Kui sinu jaoks tundub see spämm, ei tähenda, et see kellegi teise jaoks on spämm. See, et mina ei söö McDonaldsi burgerit, ei tähenda, et Viru McDonalds täna tühi oleks, see on rahvast täis. Ehk siis nagu sellest on vaja ka üle saada, et nagu mõelda, et sinu kliendile need kirjad võivad sobida. Need kirjadel peab päriselt olema hea sisu ja kui nagu põhireegel on see, et saada kiri siis, kui sul on päriselt midagi öelda. Et nagu alusta korra kuus, vaata kuidas toimib. Proovi 2 korda kuus, noh, meie saadame 2 korda kuus, kui meil on mingi konverents, on ju, sama, mis ma rääkisin, konverentsil loodud suhe on väga tugev, inimene juba teab mind, on ju, läbi selle konverentsi päeva, ma võingi talle tihemini kirjutada, et on niimoodi, et kui meil on turunduslabori uksed lahti, uusi liitujaid vastu võtame, siis me saadame niimoodi, et vahepeal on iga päev kiri ja 5 päeva näiteks niimoodi. Et kui inimene teab,
ta tunneb mind, ta võib-olla ootab seda, siis ei ole selle kirjade sagedusel ka mingi probleem. Jah, seal võib lõpuks ka see olla, et kui sa isegi ei saada midagi, nagu sa ütled ka, et see müük toimub ära, aga pärast sinuga lihtsalt ei tegeleta. Sa oled üksinda sinna lageda taeva alla oma toote või teenusega ja siis mõtled, kuulge, aga mis siit edasi saab? Jah. Et sellised kirjad kindlasti peaksid minema, sest see klient, see näitab, et sa hoolid ettevõtjana, et päriselt see toode kasutusele võetakse. Turunduslaboris, kui sa liitud, sa saad 10 päeva jooksul 5 kirja ja me saadame iga nädal, me kirjutame mingis osas, nagu kas meil ilmub mingi uus sisutükk sinna, toimuvad meil mingid üritused, me oleme kogu aeg selle kliendiga kontaktis. Aga meil on siin ka üks küsimus, et millest alustada, et ma eile näiteks alustav ettevõte tahab alustada siis oma turundust ka, et seda osa hakata ehitama. Mis on need võib-olla esimesed paar tööriista, millest ta võiks alustada ja mille peale mõelda? Ma arvan, et ikkagi kõige lihtsam täna alustada on see, et kus sul juba mingid jälgijad on, võib-olla sul on Instagrami konto, võib-olla sul on Facebooki konto, et siis seal hakata siis tegelikult kirjutama, mida ma teen ja just selle sama läbi, et mitte see, et tule osta mu toode ära, vaid see, et sa jagad oma siis nagu teekonda, kuidas sa siis alustasid, miks sa alustasid, mis sa õppinud oled, et paned kogu selle, et jällegi selle lugejale olla kasulik. Et selles mõttes sotsmeedia on alustamiseks nagu väga-väga hea koht. Jääda iseendaks ja jagada ennast tegelikult väga ehedalt. Ja, et algus et algus võib-olla nagu kõik veebiga mässamine tundubki liiga suur, takka sellest sotsmeediast pihta, ütlegi, et kui sa nagu tahad, ma ei tea, võtame kui ühendus, kirjuta siia samma sõnumist, et see on nagu alustuseks nagu piisavalt teha. Et see kõik emaili turundus, need konverentsid, need jõuad hiljem sul nagu tegelikult tulla järgi. Meil on tavaks kujunenud siin lõpus küsida selline vahva küsimus, et kui sa alustaksid mingi uue ettevõttega täiesti nullist ja see ei ole siis seotud võib-olla otseselt siis turundusega enam, aga tõesti nullist, et mis see oleks sinu jaoks? Oi, hea küsimus. Millise ettevõtte ma uuesti nullist teeksin? Ma teeksin ikkagi mingi sellise, mis on online siis toode, mis aitab inimestel midagi siis teha. Mingi õpitoode, mingi treeningtoode, et ma olen ise hästi aru sain eelmise aasta lõpus, mis on see minu miks üleüldse või mis mul nagu selle tibutagi tekitab, kui ma vaatan mingit filme ja ma ei saanud aru seda tükk aega. Siis on see transformatsioon, see muutus minus endas, et minus endas ja teistes, et sama, et mul kunagi olin 101 kilo on ju, nüüd on nagu six-packi laadne toode, kunagi nagu ma vihkasin jooksmist, nüüd ma jooksan 111 kilomeetrit on ju, kunagi ma ei osanud lohet sõita, täna ma oskan lohet sõita, kunagi inimesed ei osanud turundust teha, nüüd on turunduslaborist läbi ja need on saanud mingi uue ametikoha ja nad on teinud, ma ei tea, 50 000 eurot rohkem kuus on ju, et see transformatsioon, ehk siis ma leiaks mingi toote või teenuse, see oleks digitoode või teenus, mis siis sellist asja nagu võimaldaks. Midagi sellist teeksin, sest mulle meeldib see, et mul on see asukoha vabadus, see on hästi oluline, üldse vabadus hästi oluline ja mulle meeldivad, et bitid ja baidid, nullid ja ühed, et mul ei ole otsest mingit laoseisu ja mingit füüsilist asja, et me oleme neid füüsilisi asju ka teinud. See nii lahe minu jaoks ei ole. See sind ei kõneta, jah? Jah. Aga mis on järgmine projekt, kus saab sind näha või kuulata või? Ma arvan, et ma teen mai lõpus, juunis midagi tasuta, et tulge turunduslaboris on kinnine grupp, otsige internetist üles, et seal kindlasti saab teada. Siis ma teen koos sõbra Karl Kanguriga teeme Eestis SEO konverentsi augustis, et see on selline spetsiifilisem. Kui sa tahad teada, kuidas Google'is nagu päriselt oma veebilehe või e-poega välja tulla, siis kindlasti see on see koht. Ja ikkagi kuri mõte on teha oktoobris uuesti 12 tundi turundust, mis on täiesti tasuta. Sul on täiesti tasuta võimalik nagu õppida ja tulla. Ja kui sa täna kohe tahad, nagu raha üldse ei ole ja tahad turundust õppida, siis Zone'is on Zone'i veebiakadeemia, zone.ee/veebiakadeemia. See on 3 aasta tagune materjal, aga see sisu on endiselt väga nagu pädev. See on 24 tundi sisu, palun mine lihtsalt õppijaka peale. Suured tänud, see on küll väga hea info, mida teada endalegi. Ja midagi kõrva taha panna. Aga kuule, suur tänu, et tulid hästi lähele sinuga jutustada ja kuulata ning mulle tundub, et sa kuulajad saavad ka nii palju kasulikku infot ja inspiratsiooni. Eks te siis pärast Instagramis kuulete, mida kuulajad ütlesid, aga aitäh teile ka, et hästi head küsimused, hästi soe õhkkond ja ma olen kindel, et kuulajad said siit midagi kaasa endale. Aitäh sulle, Timo, et sa tulid. Aitäh teile. Aitäh. Aga järgmiste kuulamisteni. Jaa, tšau. Tšau.